mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad, ükspuha mis ajal, ükspuha mis vidinast, mehed ei nuta eetrist, Tarmo Paju Delfist. Tervist. Eriagent Peep Pahv, tont teab kust. Ja tervist. Härra siis. Härra unusta ära, Jaan. Ei, ta on Keilas härra, see ei ole Keila. Ja Jaan Martinson Eesti Päevalehest, Delfist ja igalt poolt mujalt. Ja täna on siis teisipäev, 5. mis on november, aasta 2024. Tahate teada, palju mul pension? Ikka, see on kõige tähtsam küsimus. Jaa, okei. Sa muidugi näed praegu välja, nagu sa oleksid pensionil juba. Abja on piiramata, kulmud on pügamata, juuksed on püsti. Ma tahan nii nässakast. 236 päeva, 11 tundi, 58 minutit, 54 sekundit. Vaat nii. No ootame ka meie pikisilmi, sellepärast, et ootus selle peo osas, mis siin sai ikkagi saade või 2 tagasi õhku visatud, see ilmselgelt, tegelikult ma arvan, on just see, mis kannab meid siin eelseisval või juba kätte jõudnud kaamuse perioodil sombuses novembris, detsembris, kus ka ilmselt lund veel maha ei tule. See tassib meid tegelikult nagu sinna kevadeni läbi. Oota, millal see täpselt see suvel või? Ei. See on suvel, jah. Okei. Oota, mis see kuupäev on, et ma teaksin kalendris kohe ka teha endale ringi ümber? See oli vist 1. juuli, ma pean täpselt. Mina olin moodne mees, ma panen oma elektroonilisse kalendrisse selle. Ühtlasi märgin ära ka paberkalendris. No vot, see tassib, ma arvan, läbi meid tegelikult. Ja Peep, kui sul ka siin, Oota, mis see 1. juuli või? Ei, see oli 20. juuli. 20. juuli või? Vist oli, jah. Umbes nii. Aga ma ei mäleta, kuidas sa arvust... Kuule, see Rally Estonia viimane päev, jah? On või? Kuule, aga siis lähme suga Rally Estoniale Tartusse. Oot, ära jama, see ei sobi. Miks? Olgu, okei. Kuule, see me teeme Jaaniga surematud lood seal, tead, Ei, ma hakkasin lihtsalt enda peale mõtlema, et ma tahaks seal nagu peol ikkagi kohal olla. Kes su keelab Tartusse tulla? Tartu on tore koht. Ja me käime vahepeal sutsti, käime Lätis ära, Valmer Muisa, võtame näppu ja... Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kuidas seal olla siis niimoodi, et ma suudan sellest nagu põrina maailmast ikkagi teatavat distantsi hoida. Vaata, sa ei kanna eriti, sa magad nagu nii päeva ära, eks ole, kui me toime jälle tagasi põrina maailmast, siis jätkame nagu põhitegevust. Ja siis jälle hommiku sa nagu aheled seal kuskil, me käime ära. Nii on. Aga tegelikult ma ei mäleta, see võib olla ka 1. juuli kuupäev, sellepärast, et seal on niimoodi ametlikult, ei, oodake. Oota, mis kuupäevaga sa oled seadistanud oma selle counteri? Ma isegi ei mäleta, aga aga asja point on see, et kui mul on see paganama sünnipäev või midagi niukest, eks saavad need kuud täis, siis hakkab nii-öelda ametlik pension, aga pensioni maksma ja täispensioni hakatakse maksma juba 1. kuupäevast. Nii et siis tähendab, isegi kui mu ametlik nii-öelda pension algab 20. juulil, siis juba juulikuus saan pensioni, nii et ma ei pea juulikuus enam lillegi liigutama ja pappi tuleb. Ei, kui hea elu hakkab mõnel mehel olema ikka. No ega ei ole paha ju. Mis sa arvad? Kantaks sulle lihtsalt niisama lampi seal tonn pangaarvele. No vot, siuke kröösus meil. No vot. Nii, aga mis veel? Ilm on täitsa sümpaatne. Siin paar päeva oli parat tormi ja tuisku, aga meil tuli mingid kerged niisugused lumekribalad ka siin Tallinnas, aga üldiselt... Minul kukkus igatahes puu hoovis niimoodi, et mul oli üks kuivanud puu ja ma varastasin su teema ära, siis tahaks kohe seda rääkima. See oligi reedel, kui me tulime siis Saksamaalt tagasi. Kõigepealt lennuki maandumine oli juba siuke, et lennuk kiskus siin külge ette ja õõtsus päris kõvasti, aga ei saadi just hakkama. Aga siis jõudsin koju ja oli juba ennem kodunt saadetud ka pilt, et üks puu on siis mänd oli murdunud 2 meetri kõrguselt tüve pealt ära ja teise puu latva nagu tead. Aga mitte maja poole? Mitte maja poole, aga ütleme, kui ta oleks maha kukkunud otsa, siis ta oleks naabrite aeda otsa pidi kukkunud ja naabrite kuuri peale. Aga sellega ise ei saanudki midagi teha, ikka pidin kutsuma arboristi välja, kes siis muuseas väga osavalt igasti mingid köite ja asjadega seal möllates
tõi selle puu niimoodi alla, et polnudki mingit küsimust, minu asi jäi pärast ainult tükeldada ja noh, see oli ära korjata. Et isegi sinusugune nii-öelda nagu sinusugune mees suurte tähtedega ei saanud hakkama. Ma tean. See tuleb spets asju. Ma tean, ma olen näinud. Ma tükkaga nuputsin, muuseas, see oli nii, ma läksin laupäeval trenni või ta ei tuli mitte laupäeval, tuli pühapäeval, see oli mängupäev hommik, ma läksin 10 trenni, ta kuskil peale 9 tuli. Ja järsku vaatan, et mehel mingi, ta pole puu otsas käinud, aga mingid köied on kuskil puuladvast juba läbi, mis pagana moodi sinna need panid. Teate, kus pannakse? Ei. Ta öeldab mingi spetsiaalne ragulka. Ragulkaga laseb kõigepealt nagu mingi peenikese sihukese nööri ja siis kuidagi selle külge siis paneb need tugevad ja siis niimoodi, jah, ma küsisin, mõtlesin, et sa ei saanud ju visata seda sinna mingisuguse, ma ei tea, mingi 15 meetri kõrgusel, eks ole, aga mingi spetsiaalne seadelis on millega lased, et seal nagu ise ei ole seal, ütleme, käsiriistadega ei ole seal midagi teha. Ja ei, mul enda kunagises kodus on maja liiga lähedale ja peale kasvanud männi arborist maha võtnud ja ma ütlen ausalt, see oli üks ägedamaid vaatepilte, et kui kiiresti ja osavalt see asi käis tegelikult tema käes, et okei, seal ei olnud mingisugust erikaasust, et nagu Peebul, et murdunud ja rakulkad ja nii edasi, aga see, kuidas naks sealt ülevalt hakkas tulema, niimoodi, et kõik see tulem oli põhimõtteliselt siis selle lõpuks otsa saanud männi jalamil niimoodi ilusti nagu padjakese peal, algul männi oksad ja siis kõik pakud, mida said ise hakata siis nüsima. Olgem ausad, see nüsimine ja mootorsaega töötamine on üldse üks minu arust üks ägedamaid töid, mis üldse maailmas olemas on, nii et ma olen vahepeal mõelnud, et kuna kuskilt võtta ei ole, et äkki peaks Peetrisse isegi gruppi panema mingi kuulutuse, et kellel on vaja, siis ma võin tulla, pole ammu saagida saanud. Aga muide, sa rakulkat oled teinud nooruses? Ikka. Et kõige parem kumm oli muide selle elektriku kinnastest. Lõikad rivad, see oli hästi... Ja kõige kehvem oli püksikumm, see venis nii kiiresti. See oli kõige kehvem, eks. Aga neid näpukaid ka tegite omal ajal või? Jaa, ikka. Need sinkusid nendega. Paber, me lasime paber. Me traadist ka. Ei, traadist oli ka. Traat oli juhtlik. Aga tunni ajal ikka. Ikka teisele kuklasse põmmidi. Ja see oli äge, jah. No, või siis... Tänapäeva noored koolis teavad, mis sinkud on või? No või koolist väljaspool meenub veel ikkagi need suusakeppidest tehtud need aroonia ajal, siis arooniate tulistamine, ma ei tea, see sõltus nüüd sellest, kas neid on käepärast või ei ole, aga meie kodukandis just olid hiiglaslikud aroonia põõsaste sellised read seal samas. Mõnusad plekki ka, see on läheb pihta. Ma just nüüd lapsevanemana ma olen mõelnud, just mingi mõned nädalad tagasi sattusin arutama, ema seltskonnas vist, et huvitav, et kuidas see nagu käis, et kui arooniatega see laskmine käis, et mis need riided pidid nagu tegema selle tulemusena. Ei, ema ütles, et ei mäleta küll, et mingit raamat oleks olnud. Ma mäletan, meil oli saksa keele tund ja siis see oli vist 4. klass või midagi niimoodi. Ja siis õpetajad tõi need kummiloomad, täispuutavad kummiloomad, mingi kass ja koer ja kõik, et hakkasime siis õppima, et see on nii katse ja see on der hunt ja kõik niimoodi ja siis õpetaja siis pani need sinna laua peale, on ju, siis pööras ringi, hakkas tahvlile siis kirjutama, eks neid sõnu ja loomulikult poolel klassil olid kõikide näpukad väljas, et neid loomi sealt laua pealt maha lasta, et see oli äge. Aga kooliga selles mõttes praegu nagu lõpetuseks meelde, et mis tunni ajal või mis seda tehtud vanasti oli see, ma ei tea, kas tänapäeval ka on, anatoomia tunnis toodi see luukere, eks ole, klassi. Ja siis meil oli see mõisakool ja siis vanemate klasside, mis mu venna klassi vist toinud tüübid, siis kukutasid selle luukere siis Robbie või Robert, mis iganes ta nimi oli, eks ole, luukerel, kukutasid aktast alla, et näha mitu luumurdu, siis inimesel tuleb umbes sihukese kukkumise tagajärg. Aga meil seal samas 20. oli ju see bioloogia õpetaja, tema käis ja tõi sealt mingisugusest sellest lihatööstusest tõi ju konkreetsed mingid pagana loomakopsud ja siis me hakkasime prepareerima, et näha, et kõik, mis seal on. Ja loomulikult oli siis, pingi peale anti üks kops on ju, eks. Ja siis, kui oli vaja neid kopse kokku koguda, siis selgus, et pooled olid kuhugi läinud ja siis loomulikult topiti kellegile koolikotti vaikselt ja siis, et see kodus nagu avastab, et näed, üks kops on kodus meil lisaks. Nii, räägime spordist. Jaa,
No räägime jah, viimase remargina õnnitleks meie ägedaid riigijuhte poliitikuid, kes siis nagu, kellel kulus 2,5 aastat siis kulus aega pärast seda, kui sõda pihta hakkas, niimoodi ümmarguselt. Et siis 2,5 aastat ma rõhutan. Ja nüüd siis, kui kohalike valimisteni on, mis ta need aasta umbes, nüüd siis nagu kabu hirmus, mitte hirmus on vale sõna, aga ütleme nagu kuskil viimasel hetkel, kus juba tundub, et igasugune põhiseaduse muutmine ja mis iganes seaduste vastuvõtmine on juba kahtlaselt viimasel hetkel jäänud. Nüüd siis hakkame tormama ja möllama. Tahaks nagu pakkuda, et äkki nagu meelega isegi, et saaks siis nagu enne valimisi võimalikult nagu kõvasti möllata selle ümber, et siis miks ei tasugi varem tegeledagi. Aga ma saan aru, et sotsid tänu sellele nagu pandi päris mõnusasse olukorda, millele mul on muidu hea meel, sest sotsid mulle meeldib olemuslikult, et nad siis murdma oma lubadust. Aga minu meelest on see idee on hästi äge neil, et kõik nii-öelda Vene ja Valgevene kodanikud, kõik kutsutakse mingisugusel ühel päeval, tuled kaposse. Paned bronni endale, teed broneeringu, lähed sinna, seal on ikkagi klassikaline ruum sahtlitega ja kõik. Ja valgus näkku. Sest sellest ju ei piisa, et ta ütleb, eks ole. Ma võin kirjutada igasugu asju. Kelle poolt oled, Venemaa? Aia, Ukraina. Ei küsimus vastupidi, et ta ütleb Ukraina, aga sa ei saa uskuda seda. Et siis on vaja ikkagi tõde välja selgitada. Aia, 3 korda siis Venemaa. Ei, see on väga mõistlik plaan ja meil on kõvasti aega selleks ja rahulikult ja meelsust uurida ja kõik nii, aga räägime nüüd spordist ka ja esmalt siis meil on liiga palju korvpalli jälle, aga Ma tea, kes see teemast teeb, sina teed ju? Ei, mina annan ette. Sa oledki ette andnud? Ühesõnaga. Proovin lugeda välja, mis see kirjutatud on. Nagu Tarmo on siin kirjutanud, pole meie klubi Kotsule häda midagi, mängitakse täiesti, nii-öelda minu meelest küll kõige päramist Euroopa liigat, ega ei ole midagi, siin Salgris mängib natuke kõrgem, see selleks, aga siis Kalev Cramo pani paika klubi Le Portel ja Heiko Rannula ajas vihale seejärel nende peatreeneri ja mis oli tõesti, te veel räägite sellest, tore vaatepilt oli seal, kui see hakkas lärmama, mingi tuhv malamees ei saa aru, et iga punkt loeb, iga korv loeb, aga okei, see selleks. Tuhv vanamees praegu kritiseeris tuhmi vanameest. No just, ei, absoluutselt. Nii et Tartu tuli Lätist 2 võiduga ja muidugi härra Pahv siin paneb täiesti puid alla kõikidele, kes ette jäävad 4 võitu järjest. Et tegelikult on, kas on läinud nagu paremini kui oodati või hooaja algus näitas, sellepärast seal oli vahepeal jutt umbes niimoodi, et veerandfinaalidesse pääsebki sisuliselt ainult Kalev Cramo Eesti satsidest. No ma pakun, et isegi mõnes selles Korsu podcastis on kõlanud ennustus, et 1 saabki. Ma ei julge pead anda, aga 1 või 2. Oleks vähe alles mängitud ka, aga praegu ei saa veel mingid järeldused teha. Ei, muidugi ei saa ja eks kuskil on ka Kalev Cramo puhul mingid asjad, milles on ülitublid oldud ja kuskil on mingid objektiivsed faktorid, mis on kaasa aidanud, et kuskil on seesama prantslaste klubi on, ma pakun suhteliselt hädas olnud seal mingite asjadega, ega me nende siseelu ka täpselt ei tea. Aga see, kuidas Kalev Cramo on ära kasutanud need võimalused ja tõesti maakeeli öeldes seesama Prantsusmaa mängus kohe luu kurku löönud niimoodi, et sealt nagu enam jubedad mul käib närvide väljend. Sealt nagu totrumaid väljend see luu kurku löönud. Niimoodi, et sealt nagu ei tuldagi enam üles. See on kahtlemata ju äge värk, et võime rääkida küll 4 eurosari, aga fakt on see, et tegemist on Prantsusmaa liiga klubiga, eelarvet pole mõtet kõrvuti panna üldse ja lõppkokkuvõttes vaatasin nädalavahetusel küll seal Prantsusmaa tagaotsa satsid omavahelises mängus, aga seesama Le Portel, ma ei tea, võib-olla see koslep, mis nad Kalev Cramolt said, tuli kasuks või see klaarimine, mida nad seal tegema pidid kõik, aga igatahes põhikonkurendile 20-ga suutsid ikkagi ise sauna korraldada, nii et ei ole nad niisama sellesama, see pole ropp sõna isegi, sita pealt riisutud midagi, et on kvaliteeti küll, kui tahavad ja oskavad, aga natukene see hetk on siin praegu selline, kus öelda,
et see soigumine võib-olla, mis siin hooaja eel ja alguses oli, et noh, võib-olla see läks ka nagu üle võlli siiski. Et kõik oli ikka nii halvasti. Okay, sellel jutul olid, mis hooaja eel olid ka oma objektiivsed põhjused ikkagi, et noh, olgem ausad, ütleme see pilt ei tundunud hea, noh, tulid välja need Läti klubide eelarved, noh, selle põhjas ikka teed ju järelduse, et no suurem eelarve tähendab ikkagi nagu kõvemaid mängeid ja kõvemat võistkonda, eks ole. Ja selle põhjal ju need järeldused tehti ja keegi nüüd Läti satsi mängimas, eriti näinud ei oldu sel hetkel, kui räägiti. Ja mis puudutab ka Kalev Cramot, siis no ütleme võib-olla see Champions League'i kvalifikatsioon ja see tšehhide Nümbrukile alla jäämine seal võib-olla tekitaski sellise tunde, et asjad ei ole võib-olla see aasta nii hästi, eks ole, aga noh, tegelikult jah, sa pead ikka andma nagu aega ja vaatama, kus asjad tegelikult jooksma hakkavad ja ütleme see, mis puutub Eesti-Läti liigat, siis jah, ütleme algus on olnud ju tegelikult päris hea, et just eile keegi ütles, et oli teil mingi statistikat, et Läti ja Eesti klubid omavalitsus mängudes lätlased on seal mingi paari võiduga praegu peal vist selleks hetkeks mängitud mängudest, et no mis on loogiline, et nad jäävadki peale, kuna need on üks klubi vähem ka veel lisaks, on ju. No mis natukene teeb minu arust loogilisemaks, kui nad jäävadki peale. Ei, no omavalitsus mängudes, mis see loogikat on? No selle loogika järgi, et meie mängijad on jagunenud rohkemate klubide vahel, meil on kaks keilat kas või näiteks selle pärast, et noh, see natukene võib-olla sellist toob neid kaotusmänge juurde ikkagi pigem. No jah, see selleks, aga noh, tervikuna ma ütlen, et ega need Läti klubid on ka ebaühtlaselt mänginud ja tegelikult on ka Eesti klubid ebaühtlaselt mänginud, et siin on saanud ju mingid satsid selliseid võib-olla ootamatult suuri kaotusi ja samas saanud ka sinna kõrvale häid võite, et eks see hooaeg niimoodi kulgibki, et ma arvan, et siuke liiga keskmine tase nüüd, jätame need eelarved kõik kõrvale, siis Läti, ütleme sealt alates 3.-4. klubi juba ja Eesti mingid klubid niimoodi keskpikud seal teine kuni seal 7, seal võivad kõiki võita, kõigile kaotada, et seal ei ole nagu mingid ma arvan, mingid kindlad siukest asja, et nüüd see kindlasti peaks olema kõvasti parem. Küll ma tahan ikkagi seda Kalev Cramot nagu esile tõsta, et see on nagu muidugi siuke eriline sähvatus veel, mis nad nagu teinud on praegu, et okei, see alagrupp on ta tugevast 4. liiga alagrupp või ei ole, et seal pole vahetada, kui sa rahvusvahelises sarjas tõmbad alustuseks võidu järel, eks ole, siis midagi siin kellegi kobiseda pole ja ütleme, et põnevad mängud ja alles tulevad, kuidas see play-offi lõpuks pääsevad. Ja sinna nad ilmselt nagu pääsevad ka, et siin nagu väga kahtlust ei ole. Ja väga huvitav jälgida, kas selle koosseisuga sellisel moel, kus sul ei olegi toodud, toodud on, aga mees sai vigastada, kus sul ei olegi eelmise hooaja näitel sellist Ben Shungu-sugust vedajat või igal hooajal Kalev Cramal, kui ta hästi on läinud, on ikka keegi seal olnud, kes sellist rolli välja kannab, et kas olukorras, kus eestlased ise siis roteeruvad seda rolli seal või peavad seal, kas siis kerkib keegi, kes iga mäng suudab seda vedada või vastupidi, üks kord üks, teine kord teine. Praegu pigem see teine variant. Praegu on see teine variant ilmselgelt, on ju, et Pökler üks mäng pani 30 ja siis järgmises oli pigem pehmelt öeldes kahvatu, on ju, et kas ja kuidas see siis nagu toimib olukorras, kus ühel hetkel tulebki, ma ei tea, kas või see sama Pärnu alagrupi liider vastu suure tõenäosusega järgmises ringis, kui see saab vormistatud ära nüüd või mõni rääkimata mingist Bilbao-sugusest, kes potentsiaalselt võib selles sarjas vastu tulla ja kes siin on kõik mängud seni võitnud vähemalt 30 punktiga. No ütleme seal, kes seda lõppu peaks välja jõudma, seal on ikka väga kõvasid klubisid nagu päris mitmed, et selge see, et see selliseks jalutuskäiguks Kalev Cramol ka ei kujune ja tegelikult ütleme, need mängud on ju ka, nüüd saadi see suur võit, aga siin mõned mängud on ikka ju täitsa nippa-nappa, et see sama ungarlaste oma ja tead ka see prantslastega esimene kodumäng, eks ole, see oleks kukkuda üks kummale poole lõpuks, et ega siin ei saa nüüd ütelda, et ohoo, et nüüd lähevad seda sarja kohe võitma, aga praegu nad on juba selline hea emotsiooni tekitanud igal juhul. No ja ütleme sellest potentsiaalsetest ohtudest rääkides, seda haprust on ju, me saame kõik aru selles koosseisus väga palju sees, et see koosseis ei ole väga pikk, aga võta sealt ükskõik milline eesliini mängija näiteks, ma ei tea, see peaks haigeks jääma mingi tähtsa mängu ajal kas või ma ei tea, olgu ta Tapee või Miška või Hermet näiteks ja see, mida Heiko Rannula, mis võimlemist ta peab hakkama tegema seal kohe, see on ikkagi selline üsna ebameeldiv võimlemine.
minu on tunne muidugi, ma vaatan nagu oma mätta otsast, et minu arust sellest Kovaljovist loobusid küll liiga kergekäeliselt. Okei, ma saan aru, et need tasemed, kus Kovaljov särab ja kus ta oleks pidanud seal mängima eurosarjas natuke erinevad, aga nagu ma vaatan praegu seda Läti kutti seal, noh, ma ei ütleks, et Kovaljov, ütleme, no ei oleks seal tasemel hakkama saanud. Ma ei taha seda hästi uskuda, et võib-olla seal lihtsalt mingid asjad ei klappinud seal võib-olla lihtsalt, ma ei tea, treeneritele oma olemuselt mees sobinud. Need on kõik mingid asjad, aga arvestades Cramo võib-olla sükest rasket seisu, et kedagi nagu palgata on juurde keeruline siis, ja seda eesliini sükest mitte just kõige võimsamat mehitatust ka, et siis võib-olla see Kovaljov oleks võinud seal neid ikkagi nagu aidata tegelikult selles pikas jooksus nagu päris hästi. Oota, aga räägi see lugu ka ära ikkagi, natuke inside infot ka, et kuidas siis ikkagi sinu jaoks oli Kovaljovi tulek jackpot, olgem ausad. Ta sobib teile ikka, ma ei tea, minu pilgu järgi väga hästi. No sobib, ta teeb muidugi vahepeal sellised rollusi, mille eest ta tuleb nagu rihmutada aeg-ajalt, et ta nagu mõnikord need visked tulevad tal sellisest kohast, kus ei saa isegi nagu aru või ei oska oodata. Natuke nagu Viimsi versioon Vaaksist. Aga kokkuvõttes see tema kasutegur ja ütleme selline pohhuism natuke ikkagi mängib tema kasuks ka. No võtame sama see Bambergi mänguna. Ütleme, tal täitsa kama kõik, kes seal vastas olid. Nad kõik oma punnid ära. Et ma ei tea, minu arust aga selliseid mehi peab ka olema. Jaa, aga inside info on see, et kuidas ikkagi käis tema jõudmine Kalev Cramost teie juurde, et kas see oli nagu sinu kui värbaja osavus, hoida näppu pulsil, vaadata, okei, seal lasi kahtlane või siis vastupidi, Kalev Cramo lasi sõna lendu juba, et kas on võtjaid nii öelda ja see siis agendi kaudu jõudis kuidagi sinuni, et kuidas see pool nagu käib. Anna nüüd midagi nagu väärtuslikku ka meie kuulajatele, mida nad ei tea veel. No see oli asjaolude sobilik kokkulangemine. Ei no mis ta oli, no eks ta ikkagi agendi kaudu ju tuli. Et tekkis siuke võimalus, kuulsin, et seal on manööverdus nagu plaanis ja ega meil on ka, aga meil rahadega on ju väga keeruline, aga me olime just lõpetanud ju Tayloriga lepingu ära ja ütleme siis mõtlesime, et tegelikult meil on tarvis ja me teadsime, et meil on seal Igor Sergejevil on probleemid seal vigastusega juba, siis olid juba olemas, ta mängis natuke vigastatuna, et meil nagu tegelikult on tarvis ja kuidagi õnnestus soodsatel tingimustel saada, aga ega see ei pruugi kindlasti hooaja lõpuni nii jääda, et selleks me ta niimoodi nagu saime, seal olid omad tingimused jälle sees. Ehk siis ta võib lahkuda suhteliselt lihtsalt, nagu Viimsist läks. Jaa, eks me raha muidugi sellest saame, aga see raha, ma arvan, et selle raha eest teist samaväärset meest jälle leida on päris keeruline. Et seda me näeme, kuidas Pärnu otsis ju endale asendust, toodi sealt nüüd Leedu esiliiga viimasest satsist küll väga kogenud mees, aga ma ütlen, ega neid ei ole nagu lihtne siin leida, ütleme, siuksed ka, keda sa ei võta nagu põrsas kotis, Kovaljovi puhul oli ikka ju selgelt ju teada, mis tüüp ta nagu on, ta oli Viimsis mänginud ikkagi ka siukses, kus ma ütlen, selle taseme võistkonnas, sellel tasemel nagu ju näidanud väga häid numbreid, et ta on ju siuke, kuidas ma ütlen, tal on tegelikult, minu arust tal on Jumala poolt ikka päris kõvasti antud, aga ta peaks muidugi natuke rohkem võib-olla teatud asjadega nagu tööd tegema, et rohkem kuskile raamidesse ka mahtuda, et siis võib-olla ta saaks nagu päris kõrgele tasemele minna, et sellega seal on veel arenguruumid. Oota, käime selle ka korra läbi ikkagi, et kas Heiko Rannula tegi siis solvas au ja väärikust prantslaste peatreeneril? Jah, mis sa arvad? Kuule, sõitku potilaadale, prantsuse vend, mis au ja väärikus. Iga punja tähtis eurosarjas, kõik teavad seda. No tema vist ei tea, äkki tema ei tea ikkagi. Ja kui ta ei tea, siis on ise loll, siin ei ole midagi isegi arutada. Ma ei näe küll ühtegi asja, mida Heiko oleks valesti teinud, mis mõttes, ja see oli ju
see ei olnud päris lõpus ju ka, see oli ju 2 minutit, no mis asja, noh. Loomulikult sa ju ei taha, et see vahe läheb väikseks, sul on tarvis seda korrida vahe, kõik asjad võivad veel juhtuda, noh. Et loomulikult sa tahad seda rauda nii kaua, kui saad. Lahe oleks muidugi, kui see Prantsuse sats korbide vahega jääks play-offist välja, siis võib-olla tuleks selle mõistes päev. Ma saan muidugi selle treeneri frustratsioonist aru, no kõik oli nii kehva too päev. No jaa, aga see oli teine frustratsioon. Aga noh, nüüd ta kurat võttis see time-out'i ka veel ja tahaks juba siit ära saada ja minut aega kauem olema, aga no see ei pea Rannulat küll üldse uitama, mis mingisuguse vastastreeneri frustratsioon, et tema peab vaatama, et tal oma asjad oleks korras ja et ta see punkti vahe oleks piisavalt suur, mis tagaks talle igast ootamatuste korral ka selle edasipääsu ja täitsa õige ja 5+ käitumine Rannula poolt. Et eks see tegelikult oli ju see frustratsioon oli kompliment Heiko Rannulale ja Kalev Cramole. Ai, no seda ka muidugi. Et noh, ikka ka vaidluses, kui keegi läheb endast välja, siis see näitab ju tema võimetust iseendaga hakkama saada, oma emotsioone kontrollida, mitte seda, et sa midagi valesti tegid seal. Et noh, see oli ikka päris inetu õhtu nende jaoks ju seal oma fännid hakkasid ju ikkagi muutusid oma meeskonna suhtes ikkagi nagu väga irooniliseks seal mingil hetkel. See on jälle asi, mida ma... Ma ei tunne nende siseelu seal, mis suhted seal on, mis taustad seal on, et see on nagu ise küsimus on ju, aga noh, reaalsus oli see, et see oli neile ikka nagu päris rõve õhtu. Ja rõve õhtu, jah. Aga ma ütlen, kui sa oled fänn, siis sa oled fänn ikka lõpuni. Aga ma tahan enne kiirelt lõpetuseks, Jaan juba siin sügeleb, ma näen. Jaan tahab jalgpallist rääkida. Jaa, ma tean, aga ma tahaks ikkagi selle Tartu, selle 2 võidu seeria seal Lätis ikkagi nagu kõvasti esile tõstest, et Leepa ja Ventspils turneel võtta 2 võitu ära on ikkagi väga-väga kõva asi, et olgu see Ventspils ei ole võib-olla see aasta nii kõva kui võib-olla eelmine aasta, aga oma kodus seal, noh, nad on igal juhul ohtlikud ja Leepa ka, et noh, pagan, see on kõva boonus, noh, et ma olen 2 hooaja peal 1 võidu sealt nende 2 käest väljas kätte saanud, et 4 mängust, et see on kõva asi. See annab meile nagu emotsionaalselt ka päris palju juurde, ma arvan. No sel aastal võtad mõlemad võidud. Täna ei ole enam ju küsimust. Absoluutselt, aga meie hüppame nüüd koduse jalgpalli juurde ja 1 voor on jäänud koduse meistriliiga hooaja lõpuni ja pärast väga põnevat nädalavahetust ja üldse siin hooaja lõppu, kui jätta siis tiitliheitlus välja, ehk siis eelkõige kohti 2.–4, aga ka seal allotsas, kus üleminekumängud ja kõik asjad on seal kaalul, on meil ikkagi seis, kus pärast üht väga mudast ja väga tossust jalgpallimatši FC Flora ja juba meistriks tulnud FC Levadia vahel oleme viimasele voorule vastu minemas olukorras, kus kas tõesti FC Flora peab jääma kevadeni ootama, kas saadakse üldse Euroopasse või mitte, ehk siis kui nad viimases voorus ei võida ja samal ajal kas siis Kalju või Paide ei kaota, siis juhtubki nii, et nad jäävad 4. Ja peavad siis ootama sellele, et kevadel ei juhtuks karikasarjas üllatust, ehk siis keegi sellest eesolevast kolmikust ei tule karikavõitjaks. Ja kusjuures nad on ise ju karikasarjast väljas juba. Just, see juhtus ka eelmisel nädalal. Just, et noh, ütleme niimoodi, et raskeks läheb, et no eks seal minu meelest on see otsustama mäng on ikkagi Levadia, kummaga ta mängib see? Levadiaga. Ütleme üle, Paide võõrustab Levadiat, Kalju mängib siis viimases voorus kodus Vaprusega ja Flora siis ise mängib Tallinna Kaleviga. Ja, Kalevil on ka midagi. Kelle jaoks on ka oluline mäng, aga kellel ma saan aru, on siin vigaseid ja kõiki. Mina ütlen nii, et minu arust see oleks nagu Florale nagu hea, kui nad jääks esikolmikust välja, et see oleks nagu paras palk selle eelmise hooaja lõppu ja selle hooaja alguse vahelise totruse eest, kuidas nad käitusid nagu eelmise peatreeneriga ja seda lepingut lõpetades, et ma arvan, et see oleks nagu okei. Ja, aga kusjuures huvitav oligi ju see, et seda öeldi ette. Mis valikuid nagu tehti? Ja, et seda nagu kuskil mingisugused nii-öelda kallutatud jõud ütlesid ju ette, et kui sa ikka võtad väga hea treeneri sealt, Jürgen Heini võtad eesotsast ära ja midagi samaväärset asemel ei pane, et siis nii juhtubki. Ei, okei, sa võid Henni ära võtta sealt eest, ütleme,
koondise vaates, ja see ka, aga no ma saan aru, et see on nagu kõige ilusamini need asjad ka ei käinud või ütleme kõige südamlikumalt, et see nagu arvestades, mida seal nagu mees teinud oli nagu, siis see ei olnud nagu kõige õigem ja minu arust siis siuke väike paras palk nagu selle eest. No esiteks ei ole see nii-öelda palk veel käes, selles mõttes, et see viimane voor on vaja veel ära mängida ja üks, mida Levadia on siin näidanud nüüd, kui rääkida Paide viimase vooru väljakutsest, no üks, mida Levadia on siis näidanud, on see, et tõesti väga väärikas tšempion, et okei, see tiitli tähistamise mäng, mis neil Nõmme Unitediga oli, see läks natukene nagu vist sinna peo meeleolusse ära, aga siis, kui on tulnud siis nagu päris põhirivaalid vastu, noh, rääkides siis nii Paide mängust kui see, mis nüüd tuleb, eks ole, ja see veel selgub, aga noh, see sama Flora mäng, eks ja Kaljut nad kloppisid siin ka, et siis noh, müts maha olukorras, kus noh, just kui nagu ei ole vaja, on nad võtnud põhimõtteks endale, et nad ikkagi vajutavad nad kõik sinna maa alla ja see, ma ei tea, kes vaatas teist seda mudamängu ja seda vaatasin väravaid ja seda, mina vaatasin päris pikalt. No, eraldi küsimus on et mis teema nendel jalkafännidel selle bürotehnikaga on, see jääb mulle miks see jumala äge? See jääb, ma tean, et sulle see meeldib, bürotehnika, ilutulestik. Mulle meeldib see ka, kuidas ikkagi korvpallis ikkagi, ütleme, õigetes kohtades on tribüüni peal bürotehnika ka väljas. Aga Keila ei ole õige koht siis? No veel ei ole järelikult. Aga teil ei lubata lihtsalt. On oodata. Ei, ega mina ei tea, mis fännid ju teevad, aga... Et sa utsitaksid, ma saan aru. Ütleme, kui ma ise oleks ultra, siis ma oleks küll ikka mingi asja käinud. Ja teil bassein seal kõrval kohe, et kui vaja vett kuskilt... Ei, aga mis siis on siis? Kas ei ole äge see, mis, ma ei tea, Panathinaikose või Olümpiakose saalis on nagu toimunud? Mäletad sama kord, kui oli see Euroliiga veerandfinaali 5. mäng, kui Durant ja kes seal vaatamas olid, kas ei olnud see ägedad ütelda või? Kas ei olnud võimas või? Ma ei tea, selles, mis seal Lillekülas toimus, mina isiklikult ei näinud küll midagi võimsat ausalt öeldes. Ma ei näinud seda, mis Lillekülas toimus. Ei no seal konksu lihtsalt lasti jälle tulevad käima ja siis ei läinud see toss laiali sealt mingi 8 minutit mäng seisis lihtsalt, kuna nähtavus puudus. See ongi lahe. Muuseas, Bambergis oli ka niimoodi, et see meeskond tutvustamisshow, see oli nii vägev, eks ole, see oli nagu täitsa Euroliiga tase, nii. Ja seal lasti nii palju tossu ka, et kui see lõpus läbi sai, siis oli ka, minu see saal oli all, ma ütlesin abiträner Evartile ka, et kui Keila saaks ammu juba, ma ei tea, päästeamet kohal olnud ja kõik kellad oleks hüüdnud, ja muuseas ka peale, mina seda ei pannud tähele, aga mängijad ütlesid, et kui time-out'i teha, see vist lasti ka mingit tossu, et oli siis ka olnud suht sinine see saal. Siit on sulle ideed ju küll ju tegelikult, hakata nagu testima nii-öelda, et kuhu maani sul lastakse minna just mängijate tutvustamise ajal bürotehnika, ütleme siis lisamisega. Ei, seal oli see ametlik see toss. Ma saan aru, jah, see tõidki, see ametlik toss on ju sinu teha, mis sa Keila kodumängudel teed. Aga kuhu ma jõuda tahtsin on see, et mis siis kõlama jäi minu jaoks nii oma silmade läbi kui kõrvade läbi oli see, et ma kuulsin Flora leerist nagu suhteliselt palju sellist nagu virisemist ikka, kuidas väljak oli mudane ja see ei olnud õige jalgpall ja nii edasi. Ja oma silmadega nägin, et olukorras, kus ilmselgelt Floral oli seda võitu vaja tohutult palju rohkem, et oma esikolmiku koht ikkagi ära kindlustada või hoida selle saatus enda kätes, siis väljakul see küll välja ei paistnud, et Floral kuidagi midagi rohkem oleks vaja olnud seal. Seal oli üks väga ilmekas olukord, ma nüüd ei mäleta, mitmes värav see oli, kui nurgalöögist peaga löödi sisse see, kus siis Markus Soomets oli see, kes markeeris seda peaga palli väravasse lööjat ja see lõpp grande finaale selles olukorras oli siis see, et väravalööja hüppas õhku, lõi palli väravasse ja siis Soomets seisis lihtsalt. No aga miks ennast pingutada? Äkki võtab väravaht ära, äkki lööb üle, et miks ma peaksin tõmblema siin? On ju nii? Et kuidagi sellist väga veidrat, nagu Kalle Klandorfi kunagist väljendit tsiteerides, sellist tahtelis-moraalset nõrkust on ausalt öeldes, oli ausalt öeldes Flora poolt märgata, just arvestades, kui tähtis see mäng nende jaoks oli. No jaa, aga saad ju aru, et Levadia, punkt 1, oli sel hooajal kõikidest üle. Punkt 2, Floraga neil on omamoodi sotid välja mängida. Ja ma arvan, et just see Flora vastu mäng, see innustas neid märgatavalt rohkem, just seda gaasi põhja suruma. Ja ega ma tegelikult ei tea, kas Levadia
tahab jätta, neil on üks võimalus kasutada ju. Kas nad tahavad Florat jätta 4. või mitte, neil on see võimalus olemas. Paidega mängus. Jaa, no siin küll Kalev Kruus, kompanii Vara ja Kink spekuleerisid muidugi ka sellega väga aktiivselt, et Patrick Kristeli eest tahetakse ka Paidele omakorda kätte veel maksta. Nii et mul on tunne, et pigem lähevad ikka täie auru ja rongiga lõpuni. Iseasi on selles, et Paidel on, ma usun, võimekust siiski võiks olla vastata ja viigist piisab neile. Ja. Et asjad ära kindlustada. Nii, aga tegelikult nagu me saame aru, et kohtunik ju, siin on see nii-öelda lisateema, et kohtunik ikkagi päästis ju Florale selle 1 punkti. No nii ja naa, me saime teada sellest Sokkerneti kohtunike nii-öelda analüüsi saatest, ma täpselt jään nime võlgu. Saime teada, et see Märten Pajunurme värava mitte lugemine ja pärast 25 minutit hiljem tema minema saatmine videokorduse vaatamise põhjal siis teise poolaja alguses. Et see oli, et eriti see värava olukord oli üks korralik kobarkäkk seal, aga kas see oli ebaõiglane, et see värav ei lugenud, see oli nii ja naa. Sest et kui see käkk algas, ma ei tea, kas te olete lugenud seda analüüsi, algas sellest, et kõigepealt jäeti tegelik viga vilistamata, kus oleks võinud vilistada selle, siis vilistati ära viga, mida tegelikult ei olnud. Ja mis puudutab seda punast kaarti hiljem andmist, siis selle kohta ütles Kristo Tohver, et sellise asja puhul on selline nii-öelda nagu luba ja reegel täiesti olemas. Kuigi mul jäi segaseks, et kus see piir siis jookseb, et mis asju sa võid siis vaadata ja kas see on nagu mõistlik reegel on ka veel nagu ise küsimus, et sa võidki nagu minna ja päris huvitav päris huvitav seesama härrased Varad ja Kingid ja Kruusid viskasid sama küsimuse õhku, et mis siis, kui Pajunurm oleks selle 2 minutit 2 väravat löönud, et siis need oleks ka ära tühistatud või? Et siis oleks juba, siis läheks absurdi ju täiesti. Jaa, aga minu jaoks oli ikkagi see on minu meelest ikkagi täiesti ebaõiglane. Et kui venn näitab keskmist sõrme. Näitas seepärast kohtunikud käkerdasid. No just täpselt. See on tema emotsioon. Punkt 1. Ja teine asi on ju see, et ta ei oleks kindlasti neid sõrmi näidanud, kui kõik oleks toimunud õigesti. See on kohtunikel täitsa tavaline, et nad oma eksimuste eest karistavad veel siis seda, ma ei tea, mängijad, treenerid, kuna nende eksimus tekitab emotsioone, siis nad veel selle emotsiooni eest karistavad ka, ehk siis nad panevad 2 kärakat järjest nagu kõigepealt jätavad mingis asjad tegemata või vilistavad mingi absurdsuse, ehk siis teevad suure eksimuse ja siis veel panevad teise paugu otsa, panevad mingis tehnilise veel või mingi asjad. See on vist absoluutne nonsens. Kas nad ise nagu aru ei saa, et see on tingitud nende enda eksimus samamoodi, nagu praegu jalgpallis oli, et nad mees näitas neid näppe teoses sellega, et kohtunikud ise panid ju käkid. Kas sa aru ei saa sellest siis? Ja tegelikult... Nad said ilmselt ju kohe seda teada, nad panid käkki. Ja no okei, võib muidugi vaielda, et kas sa pead ka selles olukorras näppe näitama või sa lihtsalt sämeled natukene. Ära hakka ajama, sa oled ise ka emotsionaalne inimene olnud. Sa tead väga hästi, et see siuke asi tekitab väga kergelt ja need näpud võivad seal lennata küll siukse asja peale. Kaalul on päris palju ikkagi. Ja teine asi veel kord, kui kohtunikud oleksid käitunud värava olukorras õigesti, ei oleks mingeid näppe lehvitatud seal. Ja kusjuures Peep, tegelikult sa saad ju ise ka aru ja sa tead, et kui kohtunik tahab mängijat närvi ajada kuidagi moodi. Siis ta saab see väga hästi hakkama. Absoluut. Jah. Paraku nii on. Eks see toimib vastupidi ka muidugi. Ma olen kõrvalt näinud Peep siiski. Kuidas ikkagi ka on näha teinekord sellist ütleme nagu taktikalist lähenemist ka ütleme treeneri poolt. Kohtunik. Metoodilist taktikalist lähenemist, mis hakkab ütleme pihta ikkagi nagu juba alguses, kus vist siiski mul on tunne, et on ka nagu teadlikud kohad, kus ma tahaks uskuda, kuna mina tribüünil näen mingit olukorda, siis ma eeldan, et sa näed ikka et nagu nii klappidega sa ei lähe, treener ei lähe nagu nii klappidega, et siis ma saan aru, fännid muutuvad selleks, et nagu just kui näevad küll, kellest pall auti läheb, aga ikka nagu või mängija väljakul näiteks, vaatad kordusest, pall läheb ilmselgelt temast auti, aga ei, ikka sinna, minu pall, eks, et ka olukordades, kus sa tegelikult tead, et sul ei ole õigus, aga see metoodika, taktika, mis parasjagu on võetud, see eeldab ikkagi, et sa nagu, et sa ikkagi nagu nii-öelda ütleme, töötled natuke seda asja seal. Peep, kas korvpalliõpikutes on ka
kirjeldatud, kuidas töödelda näiteks kohtunikku. Ei ole, peaks eraldi koolituse selle ei, kuule, kirjuta õpik. Jah. Ma arvan, et see saaks üle ilma kuulsaks. Jah, nii on. Nii, aga lähme nüüd ralliõpikute juurde ja Jaan siis ülitas järjekordse ralliteemalise soperdise täna hommiku siis sel teemal, et kes kuhu läheb. See on Jaani siuke lemmik teema, ütleme kirjutada spekulatsioone ringi ja mis me sealt siis lugesime, noh tead, kes üldiselt nagu rallimehed jälgib, siis seal nagu midagi uut väga tead ei olnud, aga no ütleme eestlaste jaoks jah siis kokku võetud, et Oliver Solberg võib siirduda Toyotasse, Johan Rossellist võib saada M-spordi esisõitja ja Adrian Formeau liitub Hyundai'ga, et noh. No kõige huvitavam oli eelmine nädal, mis välja tuli, oli see Solbergi teema. Ma mõtlengi seda, ma pärast seda olen palju mõtled, ma ikka mõtlen ralli asjade päris palju tegelikult, et Toyotas nagu neid potentsiaalseid sõitjaid on nagu jube palju, et nad kõik siin ära ei mahu sedasi. Nad kõik siin ära ei mahu sedasi, see on nagu selge. Ei, kõik on õige. Kõik on õigeks, aga mis on huvitav on see, et kui ma võtsin neid väikseid kilde, mida on nüüd tiimijuhid ise ka öelnud. Ja näiteks Latvala ütles, et tal on pilk Solbergil väga tihedalt peal. Ja täna siis M-spordi boss Millener andis teada, et jah, peab läbirääkimisi Solbergiga, aga Solberg ei ole veel endal selgeks teinud, kas ta tahab sõita Rally 2 või Rally 1 autos ja ütles, et ma tahan teda ainult sel juhul, kui ta pühenduks täiesti Rally 1 autole. Ja vot siin ongi see, minu meelest on väga õige täpne asi on see, et sõidab, kui Pajari läheb nüüd kenasti Toyotasse Rally 1 autosse, siis neil on vaja ühte meest, kes tooks Toyota Rally 1 autoga ka suuri tulemusi. Nüüd ongi see, küsimus, mis see Ožees saab siis? Ei, Ožee ja Pajari jagavad autot. Jaa, aga, no võtta, aga et siis Solberg sellest nagu põhi, aga no minu arust, see ei ole hea plaan minu arust. Ei, vaata, seal oli, mäletad, kunagi räägiti, kui see Itaalia jalgpall oli, seal need tippklubid olid, raha oli palju ja kõik see, et nad ostsid lihtsalt mängijaid teiste eest ära. Ei, ma saan aru küll, jah. Mina muidugi lootsin ikkagi seda, tõesti südamest lootsin, et ikkagi Latval suudab Ožee ära rääkida tegelikult. Täishooajaks. Ei suuda. Aga seda me ei tea ju seda tegelikult ju. Ei, Ožee on ise välja öeldud. Ei, kuule, sa tead väga hästi, mis moodi asju välja öeldakse tehakse. Ega me lõpuni ju seda ei tea tegelikult ju. Et see on üks asi ja teine asi, noh, kas see Solberg sinna Toyotasse, minu arust see M-spordi esisõitja koht oleks talle palju parem koht tegelikult. Jaa, ei, ma olen ka sellega olgem ausad, Formeau ju tõestas sel hooajal, et selle M-spordi selle praeguse autoga saab sõita väga kiiresti. Ei saab küll, jah. Et ei ole nagu sellist küsimust ja M-spordi jaoks, ma arvan, Solberg on kindlasti parem valik kui Rossell. Ei, seda kindlasti, aga sealt tuleb jälle see monsteri. Ma saan aru, et seal on rahad ja mingid teemad. Et seal on, väidetavalt saab Solberg 1 miljon eurot aastas sellepärast, et ta kannab monsteri embleemi kõik ja kui ta paneb selle monsteri sinna Toyota peale, miljon kukub ikka tasku talle, eks. Nii, aga teine asi on see, vaata, Latvala poolelt on ka see mõte ja ma arvan, et tegelikult see ei ole mitte Latvala mõte, vaid see on nüüd Toyota suurte bosside mõte, on see, et nad ei tea, kas Pajari veab välja. Katsutaga on ka probleemid. Ja kui me vaatame nüüd nii-öelda ülejärgmist aastat ja sealt edasi, vaata see, ega ei tea ju, mida Elfin Evans teeb, kui kaua tema veel sõidab, eks. Ja lõpuks sul ongi niimoodi, et sõitjad on igal pool laiali sul, aga nüüd sa seod sisuliselt kaks Pajari. Aga näiteks Pajarile ka ma arvan, et see siuke Ožeega auto jagamine, ei ole nagu väga hea variant talle. No tal teist võimalust ei ole. Seal tekivad, seal tekivad need momendid, et kui ta nagu võib-olla nagu piisavalt hästi sõida, siis tema see programm hakkab nagu vaikselt vähenema ja Ožeel hakkab jälle tõusma see, eks ole. No, et
No mina ei tea, no. Ei no seal on asjad sedavõrd segased, see Latvala andis ju pika intervjuu ja selgitas kõik, et ütles, et no, et pärast Jaapani rallit hakkame siis tegelema või noh, tegelikult on need kõik asjad. Ma tean, kas läheb Jaapanisse? Ei, läheb Kaspar. Kaspar, jah. Nii, ja oota, kuhu ma tahtsin jõuda ja siis intervjuu lõpus ütleb, et me ei ole kindlad, kas meil üldse 4. auto jooks raha on. Et oota, meil on Rovanpera, meil on Evans, võtavad 2 esimest autot ära. Ja. Nii, 3. auto, poole hooaega sõidab Ogier ja nüüd siis nad räägivad ja tahavad siis ikkagi sinna seda Bajarit tuua, mis siis Katsuta jääb välja või? Aga mida jaapanlased sellest arvavad? Ja ei, ma tea, sellest maksis pihta. Neil ei ole nii palju kohti kui, või noh, autosid, kui seostatakse sõitjad nendega. See on nagu selge. Aga muide, mis oli minu jaoks väga positiivne uudis, mis tuli lipsas ja kus olid fotod ka kõik ilusasti, et Teemu Suninen testis Toyota Rally 2 autot. Et mis tähendab, et ta on ju tegelikult väga hea sõidumeest minu meelest, et tema karjääri jätkub. Ei, see on hea, jah. Sest ta on nagu oled Eesti mees. Jah, elab Eestis. Elab Eestis, jah. Rovanpera oli ka enne, aga nüüd... Kas ta enam elab? Ei, no Monacos ju. Ei, no see, mis aadressi järgi, aga ma ütlen, et... Kole. Kus ta nagu päriselt on? Vot seda... Aga Robert Jürgensoniga on ka siis nagu põhimõtteliselt head uudised, et saab teha siis WRC2 sarjas kaasa vähemalt 6 rallit pluss testisõidud. Jah, aga muide, seal oli tegelikult, võib-olla on ka mina mõneti süüdi, et selles, et juba, kus see oli Kesk-Euroopa rallil, juba seal nagu räägiti sellest Jürgensonist ka ja kõik ja miks ta saab 6 rallit ja pluss testisõidud, sellepärast ette nähtud oli 4 pluss 2 rallit oma poole hinnaga. Öeldi, et meil oli raha, tähendab, me hakkasime seda noorte sõitjate programmi tegema, meil oli kindel eelarve, Robert Jürgensoni peale me ennustasime, et ta sõidab juunior WRC-d 2 aastat. Ehk siis tema jaoks oli terve rahahunnik oli seal kõik olemas 8 aastaks juunioris. Aga ta sai esimese aastaga võitis selle kohe ära, järelikult meil tema budžetist jäi raha üle ja me kanname selle raha lihtsalt järgmise aasta ja Rally 2 auto peale. Et selles mõttes on äge ja ma miskipärast arvan, et ta suudab veel ka 7. ralli sõita ja mine sa tonti ja äkki 8. ka. No jaa, nüüd tahaks kindlaid uudised Robert Virvese kohta kuulda, et mis variandid temal on. No see on selge, et Georg Linnamäe sõidab kaasa, eks ole, hooaja, see on, ma arvan, siin küsimust ei teki, aga minu enda jaoks, kui me vaatame nagu tulemuse poolest ja võib-olla selle talendi poolest, siis minu jaoks on see Virvese asi nagu kõige tähtsam, et tema saaks ka kaasa sõita, et kui siuke mees jääks nagu ripakile, siis see oleks nagu väga, väga halb variant. Ja kui juures, kui me praegu eriti... Ta sai see hooaeg vähe sõita, aga ta kasutas need sõidud väga hästi ära minu arust. Jah, aga siin ongi, mida praegu asi näitab, on see, et need kiired Rally 2 mehed võivad Rally 1 autosse saada. Ja võtta see sama Rossel, võtta see sama Bajari, no Solberg, okei, ta on hea mees, aga selleks sa pead ikkagi Rally 2 tšempionaadi ära võitma. Või vähemalt olema seal kuskil 2., 3. nagu Rossel on. Nii. Mina või? Sina. EOK tippspordikomisjoni juht Gert Kanter andis teada intervjuus mulle, et midagi ei muutu, toetusi jagatakse endise süsteemi kohaselt, vähemalt esialgu ja ma olin ikkagi natukene selles intervjuus pettunud, et kui Kersti Kaljulaid, EOK uus president, oma valimiskampaaniat tegi, siis ta andis teada, et ta plaanib muutusi, tahab muutusi, Team Estonia peaks väiksemaks minema, aga siis rohkem nagu nii-öelda parema finantseeringu peale, pluss siis need andmetepõhised toetuste jagamised ja kõik nii, aga nüüd selgub, et seal tippspordikomisjonis ka, okei, seal on muutusi on palju ja kõik, eks, aga ikkagi istutakse maha ja räägitakse sportlase alaliiduga veerand tundi ja siis tehakse selle pealt otsust,
et kui palju mida jagada ja kõik nii. Minul on põhiküsimus see, et kui kõik jääb samamoodi, et miks siis kus siis need suured muutused on ja miks need muutused siis vaja? Ja ma tegelikult oleks oodanud seda sõnumit, et jah, me praegu, me peame niivõrd kiiresti need toetused ära jagama, praegu mitte midagi muutu, et praegu teeme nii, aga siis me hakkame panema paika see Team Estonia tegelikult süsteem ja võib-olla sellega läheb siis pool aastat või aasta aega, aga tulevikus me ikkagi tahame jõuda selle nii, et me tõesti hakkame nii investeerima, nagu me eelmises saates ka rääkisime. Aga kusjuures mina ausalt öeldes lugesingi Gerd Kanteri vastustest seda välja, et mulle omakorda tundus sinu selline läbematus natukene nagu rutakas, mis kajastus, ütleme natukene ajakirjanduseetiliselt rääkides ka natuke liiga palju võib-olla selles pealkirjas ja loo esimeses osas enne kui Kanter rääkima sai hakata, aga minust tundus see ootus natukene nagu läbematu, et inimesed said alles ametisse, esimene jagamine tundub loogiline, et see veel käiakse vana rada mööda. Jah, võib-olla Gerd Kanter oleks võinud nagu veel sõna-sõnalt veel konkreetsemalt öelda nii-öelda, mis siis saab nendest kõikidest nendest muutustest, millest ka siin on siis räägitud, eks ole. Kuigi jällegi teistpidi, mul on nagu see tunne, et kas ja kui palju seal tegelikult on võimalik muuta enne, kui reaalselt ei ole suudetud raha juurde hankida. Ei, praegu ongi kallis inimene selles probleem, et meil on raha vähe ja seda tuleb ääretult mõistlikult jagada. Vot ongi, kui meil on palju raha, no jummale eest, anname 100, 200, 300, mingit probleemi ei oleks. Ja tegelikult saad aru, ega minu mõtteviis ei tule mult lihtsalt niimoodi kargab pähe, et nii võiks olla. Ma olen hästi palju rääkinud alaliitude inimestega ja kõik, neil on omad nägemused, ma ei ole neid kirja pannud. Et see on võib-olla kellelegi väga valus, et kuidas tegelikult Team Estonias, millised tõsisemad probleemid seal on, eks. Ja kõik, et see on nagu üleüldine probleem, väga paljudel aladel on see mure, eks, et kuidas me siit edasi liigume. Aga selgelt, ütleme selle nagu karmi käega lähenemine, okei, anname vähematele, aga rohkem, selgelt see tekitab mingid päris palju valusid juurde muidugi üle alaliitude ja üle erinevate spordialade, aga ma olen nõus sellega, et see ootus iseenesest on muidugi aus, et see oli üks kõige esimesi põhiteemasid üldse, mida siin debattide käigus hakati rääkima Kersti Kaljulaid esimesena ja tegelikult ülejäänud 2 kandidaati kohe ka tema järel või põhimõtteliselt lõpuks oldi nii kaugel, et kõik rääkisid kui ühes suus seda, et seda liigutust tuleb nagu teha. Et see vastus jäi tõesti Gerd Kanteri suust kõlamata, et millal ja kuidas see siis nagu aset leiab. Muide, te ilmselt ei ole vaadanud, mis praegu Soomes toimus. Seal on niimoodi, et 3 väga tuntud ja tunnustatud spordiinimest kirjutasid kirja ja andsid teada, et kuidas tegelikult hakkasid tegema, see on tiim sisu, soomlastel on suomalainen sisu, eks, et tähendab hing ja tahtmine kõik nii. Tuh, jah, just õige. Nii, ja ühesõnaga, mis mõte on ja selle plaaniga hakatigi edasi minema ja praegu tuleb juba tagasi. Punkt 1. Team Estonia võtta ära, nii-öelda Team Finland võtta ära olümpiakomitee alt. Miks pärast? Sellepärast, et see olümpiakomitee peab kuidagi sinna raha sebima kõik nii ja tahetakse sanna riigi alla ja ministeeriumi alla. Aga me oleme praegu ehitanud seda teistmoodi üles. Ma saan aru, oma olemuslikult see võibki olla õige. Oma olemuslikult võibki see olla õige, aga me oleme praegult ju ka presidenti valides oli see põhideklareerimine ja väga palju vaidluse, mina ise olin ka seda meelt, et olümpiakomitee asi on siis meie see tippsport ja medalite tootmine ja sellisel juhul peab Team Estonia olema ka seal all, aga riik peab lihtsalt andma selle piisava rahalise vahendiga sinna, et ega sellel nüüd, kas sa liigutad ta riigi alla või on ta EOK all, ega sellest nüüd raha juurde ju ei tule tegelikult. See ei ole nagu point või kelle olnud. Aga vaata, seal oli huvitav see, et nad tahavad panna riigi vastutama selle eest. Riigi panna nii, et nad vastutama selle eest. Ei, okei. Tähendab, ühesõnaga... Põhimõte on õige, riik peab selle nagu ikkagi võtma vastutus, see on nagu selge. Vaata, tont sellega, kelle all see on, aga nende teine põhimõte, Team Finland ainult tippsportlastele ütlesid, Soomes on neid tippsportlasi 100. Ja kui sa loed meie Team Estonia kokku, eks, kui palju seal, ja nad ütlesid,
ainukene eesmärk on medal. No aga see ongi, sama jutt, mis meilgi tõlt käis. Hakkame tegema, lubas ju, varsti tahaks juba lugeda lugusid, Jaan. Sest oli lubadusi, et tõmbatakse koomale, tippudel raha juurde ja mida me enam ootame siin. Ei, nad teevad ju alles novembri teises poolest tuleb see tippspordikomisjon. Nii, ja kui Soomes on 100 tippsportlast, siis Eestis üle 30 neid ei ole. Okei, no võib-olla natuke rohkem, aga see mitte nii palju kui praegu on. Sealt saab kõvasti kärbetada. Samas on võtmeküsimus ka see, et mis saab siis nendest, kes saab nüüd välja langevad, mis mehhanismid nende jaoks jäävad? Ja siis sa jõuad ikka küsimuseni, et neile saavad mingid mehhanismid säilida ainult siis, kui raha ka juurde tuleb. Sest sul ei ole võimalik nagu ühte kasvatada ja teist samaks jätta. Sa pead nagu siis riigiga nende jaoks mingi teised kokkulepped tegema, see Team Estonia oleks ikkagi see, kus on tõesti need tipud. Või siis teed südame kõvaks, ütled, see on alaliitude probleem, ise tegeleb. Tegelikult muidugi alaliitude kaela tulekski rohkem lükata minu arust. Paljud alaliidud ainult elavadki, sest nii-öelda toetusest, eks nad ise mitte midagi ei tee nagu raha hankimiseks ja see on nagu minu arust kõige kehvem asi. Vaata, kas see Sõõrumaal hakkab Pehkleid utsitama seal või hakkama? Ta ütles niimoodi, et see oli lihtsalt uitmõte, et vaatab ja ootab ja vaatab, mis sellest EOK-st saab ja siis mõtleb edasi. Ja siis küsisid... Ajas vehklemisringkondadel erutuse lakke põhimõtteliselt juba, kõik juba... Peab tulema. Ja siis ma küsisin ka, et millal võib uuesti helistada, et see on, et kas 6 aja pärast või nii. Ta ütles, et ei, pool aastat ma vaatan, mis seal toimub. Et ei vehklejatel kulda kaarda sealt ei tule kahjuks, kuigi ma ise arvan, et Sõõrumaa võiks näidata, kuidas need asjad tegelikult käivad. Tõesti. Aga selle saatuse lõpetuseks tuleme kiirelt korvpalli juurde veel tagasi. Kaunase Žalgiris Euroliiga liider 7 vooru järel, ei saa markeerimata jätta, hõiskamata jätta ja korraks sinna otsa vaatamata ka jätta, et kuidas see siis nagu päriselt võimalik on ja kuidas meile nii lähedal ikkagi nagu nii suur asi on püsti pandud. Okei, see ei pruugi loomulikult kesta igavesti ja nii edasi, aga see hooaja algus on olnud, olgem ausad, silma paistev. See on vägevne. See on lihtsalt ebareaalne nagu tegelikult, kuidas. Aga kui see hakkab nagu minema, see on ikka spordisehti peal niimoodi, et kuidas need sellised nagu muinasjutulised lood sünnivad, et sul hakkab nagu minema, läheb ja tulevad sellised võidud, mida ei oska oodata, mingid rasked võidud, rasked võidud ja sa oled kogu aeg nagu selles sõiduvees, et teadupärast spordis iga edu toodab nagu uut sükest edu emotsiooni ja annab selle uuele edule uut sükest vunki juurde, et see on selles suhtes päris vägevalt ikkagi on läinud. Ja nagu ma sain aru, vaata meil oli seal ju mingi artikkel ka, et mingid, selge see, et mitte suvalised jorsid, aga leedukad, kellest ei ootagi nii-öelda liidrikoha täitmist ja kõik nii. Järsku tulevad ja hakkavad seal panema ja lammutama. Aga spordis üks on see, et edu toodab edu ja kui hakkab hästi minema, siis see laine võib sind kanda, aga teine reegel, mis kehtib ikkagi ka väga universaalselt, on see, et kui sa oled süsteemselt midagi teinud selle edu heaks, siis edu ka armastab sind ikkagi. Ja kui nüüd nagu mõtlema hakata, kuidas on Žalgiris oma seda organisatsiooni üles ehitanud, hästi targalt ka selles mõttes, et ei ole ju kuskil nagu ette rutatud ka, ei ole seal eelarvega kuskile mindud kuhugi ehku peale, vaid on isegi kasumis, üks vähesid organisatsioone, mis on kasumis reaalselt. See kõlab nagu täiesti uskumatu. Niimoodi, et ongi, jääbki majandusaastast nii-öelda miljon ülesse põhimõtteliselt tuleviku tarbeks, mis vist oli eelmise hooaja või aasta puhul, oli see summa, eks ole. Ja kuidas on nii oma turundustegevustega, eduga, tarkade valikutega, mis puudutab siis, ma ei tea, treenereid, koosseise, kõik nii edasi, pluss siis seda organisatsiooni ehitatud üles pakutud fännidele põhjust osta, ma ei tea, 5 kuud, tekitada vajadus, et 5 kuud pead piletid ette ostma selleks, et üldse kohale saada sinna, mis omakorda teistpidi siis ühel hetkel lubab sul ju pileti hinda tõsta mingil määral ja veel suuremad kassad teha, sealt mõtle, mis on 18 000 või palju see Žalgiri Arena seal on, et kui sa vaatad seda eelarvet ka, milleni nad on jõudnud praegu, 17,7 käis siin oktoobris läbi see jutt, siis ta on loomulikult Euroliiga teises pooles, aga ta on nagu suurusjärgu mõttes jõudnud ka minu arust sellesse kohta, kus
kus ei ole enam ime, kui nad näiteks jõuaksidki play-offist imelik rääkida, sest sinna nad on jõudnud ka selle viimaste hulgas oleva eelarvega, aga kus võib-olla isegi Final Fouri jõudmine ei ole otseselt ime, sest nende hammas hakkab selle eelarve juures peale juba päris kepsakatele mängijatele, jah, 2-3 miljonit per mängija siin Mirotici või ma ei tea, Mike Jamesi sugustele loomulikult nad ei jaksa palgata, aga selliseid ma ei tea, miljoni lähedasi või natukene alla, neid nad suudavad küll võtta, see viimane värbamine Lonnie Walker 4, nagu ta korrektne nimi siis oli, et see on nagu ka ilmekas märk selle kohta, et nende selline võimekus on kasvanud või see sama Smailagic näiteks on ju, et kes on vist kallim mängija neil praegu seal ka kusagil seal miljoni lähedal võib-olla on ju, et see, et nende hammas hakkab peale, see on selle tulemus, kuidas nad on seda organisatsiooni üles ehitanud. Aga minul muidugi isiklikult jälle, kuna on isiklik kokkupuude olnud, on muidugi selle Toidas Gedraitise, kuna oleme jälle nagu Eiblis, kuulsas Eiblis, ja seal on saanud ikka igast vendade vastu mängida. Ja seal oleme põrutanud, tal mängis visikartused. Tom Kersis, mu vana sõber, oli tal treener. Ja vist, väga sats rääks ise nende treenerite, kui sai tal tõlkilugu. Jään vastuse võlgu. Et see on nagu väga ikka, ma tema seal käekäiku olen jälginud ja praegu ka see tekitab see hea tunde ikka, et jälle siuke vend, keda võidukorv, võidukorv Monacos. Ma ütlen, et siukest vennad, keda sa oled väiksest peale nagu näinud, et sama asi on see, kes meil endal tuli see Kupsas ka, keda sa oled väiksest peale nagu näinud, nad 1 aasta vennad, nad on mõlemad ju U16 EM-i õbedad, eks ole, et neid on kihvt vaadata, ja samamoodi Jakub Aitis oli seal ja see oli igast vendi on seal olnud, et see selles suhtes nagu lahedad. Nii, laseme kõlli. Nii, tuleb tempot peale panna, meil kella ei ole, ma Peebu käekella pealt vaatan. Ma ütlesin nii, et me oleme 1 tund ja 1 minut teinud seda saadet juba. Sa räägid nii palju. Vaata, vana inimesed on su jutt jääb sulle aeg. Ai, absoluutselt, jah. Ja nagu siuke pässerdiseks nagu muutad. Okei. UEFA tegi Eesti jalgpalliliidule kokku 14 875 eurot trahvi topside loopimise ja 10 aastat tribüünil püsinud rassistliku lipu eest. Et esiteks on trahvisumma seal vist lipu ruutmeeter ja topside arv. 4 topsi vist oli või? Mille fännid viskasid kusagile sinna väljakule. Vist 4. kohtuniku suunas äkki läks ka mõni. Jah, et seal ilmselt korrutati see jälle kuidagi mingi läbi ja oleks ta esimese kohtuniku pihta visanud, siis oleks ilmselt summa suurem olnud, aga 4. kohtunik, see on koefitsient 4, et ei olnudki nagu hullu. Aga just see lipu küsimus tegelikult tekitas kõvasti küsimusi. No sina, Jaan, oled meie ajaloo ekspert ikka, selgelt kõige lugenum mees. Ma saan aru, et viide on kuskil, et Natsi-Saksamaa lipp oli ka kuidagi sarnane seal, see rist ja mingi ring seal. Ja? Ma saan aru, et see on see teooria, siis keegi ei olegi hästi lahti seletanud veel, et mis selle lipu juures... Sellest ei saa keegi aru, tähendab, et... Aga kes see kaebas? Ei, no ma ei tea, keegi kuskilt... Keegi kaebas, ma saan aru. Keegi pidi vaatama otsa ja ütlema, et nii, selle eest on 10 000. Et isegi sellest ei piisa, et me ütleme teile, et kuulge, võtke see lipp ära, ärge rohkem näidake, 10 tonni kogu lugu. Et seal ongi tegelikult, meie toimetus on üritanud semiootikutelt ka küsida, et mis seal nüüd on, aga keegi on nagu, ühesõnaga nad ei ole seda lippu näinud, ei oska nagu öelda, väidetavalt tähendab siis see märk on seal, et valgete võim on seal nagu esindatud ja nii on, et ei tohi olla enam. Ei tea, ma harrastussemiootikuna üritasin eile siis guugeldada neid Natsi-Saksamaa lipuversioone ja siis tõesti see rist ja mingi ring ja kuigi neid saab, ma parem ei lähe sinna, sest et see pool aastat Mihhail Lotmani käe all, millest ütleme teine pool ka hakkas see teadus segaseks muutuma, ütleme niimoodi. See ei ole piisav, et siia ajaloo teadmine ka ei ole piisav, et sinna nagu sisse minna, aga kogu see lõpptulem lipp on 10 aastat, ma juhin tähelepanu, olnud seal siiski on ju, et lõpptulem, et siis kohe nagu naksust 10 000 ära, see tundub ikka nagu jabur. See tundub jabur, aga teine see, et kas mitte tihti peale nii, et neid mingid sümbolid tähtsus nagu tekivadki nagu mingist täiesti lambist, kas vahepeal ei olnud, Tarmo, ütleme,
paranda mind, aga vaata, kui mehed viskavad kolmest, siis näitavad tihti nagu niimoodi. Kas seal on mingisugune see, ka mingi white power või mingi sihukest märki nagu taheti sellest ka näha, vaata oli vahepeal ju, tuli üles. Noh, täiesti lamp asi, ükski korvpallur ei mõtle seda niimoodi näed sihukese asja peale, aga mingid vennad jälle hakkasid lihtsalt tühja koha pealt tüli üles kiskuma. Ja, aga seal on ju kõige jaburam oli see, et need lipud tuleb välja panna üks päev enne mängu. Selleks, et inspektor saaks nad üle vaadata. Ehk siis inspektorit oleks pidanud trahvima, kes läbi lasi selle? Absoluutselt. Nii, aga mis me nende sümbolite kohta räägime, siis seal, kus ma elan seal kesklinnas on see majade kompleks, kus on siis see viisnurk, Stalini-aegne maja, eks, et Nõukogude arhitektuuri pärl ja siis nüüd palju räägitakse sellest, et viisnurk ei tohi olla, et see on nagu kommunismi sümbol ja kõik. No sellele majal ta ongi vist, aga... Tähendab, see jutt ei käi mitte ainult sellest, mis maja küljes on, aga viisnurkadest. Ja siis ma vaatan pagan Ameerika lippu. Kurat küll, 50 kommunismi sümbolit on seal. Et mis me nüüd siis teeme? Kas keelame Ameerika lippu ka ära? Teine asi on ju see, et minu meelest Ameerika siiamaani, kas on igal päev teise maailmasõja ajal oli nende märk oli viisnurk lennuki tiibad all. Kas nüüd on ka? Et kas nüüd siis ka ära kaotada need, kui nad tulevad meile siia appi? Et see on nagu segane ja muide see... Ei no selle, haakrist on selge, aga no ütleme selline mis ta nagu on? Ring ja... India viljakuse jumala sümbol. Siuke ringi kasutamine näiteks, no tuleks ka ära keelata. No absoluutselt. Et see on kohati läheb jaburaks, aga no nii ta on. Vahetame teemat, natukene sellist kommunikatsioonisegadust eelnes siin nädal või poolteist, aga vahepealse nädala jooksul on saanud siis lõplikult selgeks, et meie kümnevõistluse olümpiavõitja, Eesti spordi vaieldamatu legend Erki Nool asub treenimas Soome 7-võistluse olümpialootust Saga Vanninenni ja selline tore tsitaat ka tollelt 21-aastaselt 7-võistlejalt. Nool on vaimukas, aga väga nõudlik. No aga ta ongi ju. Tegelikult ma olen kuulnud ka, et tema treeningud ta ikka, tähendab ühesõnaga meil oli see, keda ta treenis see 10-võistlet, mis ta oli? Lillemetsa. Ühesõnaga Nool helistas mulle aegalt kõljab ja rääkisime asjast ja siis ta rääkis ka natuke Lillemetsat, aga las see jääb siia. Aga nüüd on tal käes ju minu meelest ikka tõesti kas üübertalent, aga talent, 6400 punkti teinud ja 21 aastane. Et nüüd saab Erki Nool näidata. No olgem ausalt, see sportlane peab olema selline, kes Erki Noole need asjad nagu välja kannatab, sest Erki Noole, ütleme, need trennid on ikka suht karmid, ma olen ikka aru saanud tegelikult. Et seal ta naljamees võib küll olla ja ma olen ise ka, kui Kossupoistega siin eelmine hooaeg käisime paar tsüklit seal kergejõustikallis tegemas, siis olime seal koos ja puusime juttu ja kõik oli nagu äge, aga ma saan küll aru, et ta on ikkagi päris korralike koormuste mees, nii nagu ta ise omal ajal tegi, et ja kuidas neiu seal vastu peab. Üks asi on koormused, aga teine asi on ka need nii-öelda intensiivsus, temal on just see, näiteks need lõigutrennid. Ja ütleme, see on kõige hullem asi üldse kergejõustikus, mis olla saab, lõigutrenn pärast seda oksendad ja kui ei oksenda, siis oled kehvasti trenni teinud. Aga vähemalt nendest kommentaaridest, mis on jõudnud avalikkuse ette Soome poole pealt, siis nagu mulle tundub, et just seda nad ongi otsima läinud Erki Noolesugust endale palgates. No ei, absoluutselt. Et teha järgmine samm siis oma arengus. Ja Erkil on nüüd treenerina ikkagi aastatega päris palju kogemust ka kogunenud, et selles suhtes ootan küll huviga ja loodan, et Erkil läheb see asi väga hästi. Et ma ei tea, mis see lugu, kas keegi Peep eriti on kergejõustiku ka sina peal, et kas keegi teab selle Vannineni lugu nagu lähemalt, et kui sa vaatad tema isikliku rekordi arengut kas või siis see on ju tegelikult seisma jäänud. Ja ma ei tea tegelikult seda, ma ei ole seda nii vaaginud, et mis seal taga tegelikult on. Aga et ta tegi juba 2021 tegi ta ju 6271 siin samas Kadriorus ja siis parandas seda 2023 ja nüüd 2024, ma ei tea, kas seal oli vigastus või midagi või... Ma ei mäleta, mis temaga oli, kas tal oli mingi vigastus? Ja tal oli, minu teada oli vigastus enne Pariisi olümpiat. Okay. Nii, aga lähme edasi korvpalli juurde ja seal
Keila kandis möllab siis siuke mees nagu Egert Taller, kes siis eelmine aasta möllas samal ajal hoopis Norras ja oli töömehe elu peal, ja andis ta päris korraliku intervjuu siin Delfile ja ütles selle, et kui pead päevast peale kell 6 hommikul -20 kraadiga lund rookima, siis see reaalsuskontroll on ikka päris kiire ja karm. Ja ma ütleks muidugi selle peale seda, et aga Eestis peab ka ju -20 hommikul kell 6 vahel lund rookima, et mis see ikka on siis? Tead, ma just selle peale tahtsin. Õhtul, mul meeldib küll õhtul rohkem rookida, sest õhtul on lihtsalt nagu kõiki asju mõnusam nagu teha, aga lumerookimine on okei asi. Sa nüüd hakkad sõnast kinni, et tsitaadi mõte on midagi muud. Mis mõte? Ma lihtsalt loen, meil lund rookida. Kuule, Tarmo, meil on olemas seal majas on kojamehed. No kojamees. Mul küll ei ole. No sul ei ole. Sul peab maja ka. Kuule, mul on päris korralik plats seal, ära räägi midagi. Sul on mingi see ridaelama boks. No seal ees kõige suurem ala üldse. Pühkima oma, mis tavaliselt on, et 3 meetrit laiad. Sellest see jama ongi, et minu boksi esine on tegelikult veel ruumilt kõige suurem, sest see on nagu nihkes natukene see ridakas. Ja siis, ja autoteel on ka vaja jõuda kuidagi. Nii, ühesõnaga, meil on Taait ja kes -20 talve hommikul lund on sadanud, roogib kogu hoovi, maja esise, kõik need ja ei ole midagi, ainult see karvamüts on viltu peas ja kõik teeb. Ja kusjuures, mis on eriti äge, ta on erakordne mees. Kuule, Delfile öelda, et artikkel teha, ta püüb lehti luuaga, aga mitte lehepuhuriga. Lihtsalt ta see on erakordne. See on erakordne. Aga ma ütlen seda, et tegelikult -kraadidega õues lume rookimine, see tagab inimese selline värskuse ja nooruse, vaata külmas inimene säilib paremini. Ahah, siis asume analüüsima, et kuidas see tsitaat siis või see väide paika peab sinu näitel eriti. Vaata, kui nooruslik ja särtsakas ma välja näen. See kõik ongi sellest, et ma roogin lund kogu aeg talvel ja püherdan lumes. On see su enda hinnang või keegi on valideerinud kõrvalt ka seda? Ei, ma ise valideerin. See on ju kõige parem, ütleme validaator. Ilmselgelt ei maksa või igaks juhuks ära hakka küsimagi kelledki. Äkki see... Aga ma küsin, kas sul on mingid vastuväiteid või? Sa ise näed nässakam välja kui mina ju. Ma jään eri arvamusele. Noh, aga kes kõrvalt seda valideeris? Oi, kuule, ma võin terve nimekirja anda sulle. Toho? Kes just ütlesid, et kuule, sa näed noorem välja kui Peep või? Mitte ainult, vaid kes näeb noorem, et ma näen noorem välja isegi kui minu vanus passis. No, mina näen noorem välja kui minu vanus passis, sina ei näe. Kui palju? No, 15 aastast kindlasti. Kuule, oota. Kuule, sa tead, mille üle ta uhke on? Ta on uhke selle üle, et vaata, ma tulen siin tema laua juurde, ta on paar neiut assistenti ja kõik niimoodi. Ühtegi assistenti mul ei ole seal. No, ma ei tea, kes need neiud on seal. Urmo on assistent. Ei, kuule. Mees assistent. Oota, kuule. Ja siis see neiu vaatab mulle otsa, vaatab Tarmole otsa ja ütleb, Tarmo, sa näed noorem välja kui Jaan. Ja siis Tarmo, jess! Ei, mul on siiski, mis siin praalida, värske näide, kuidas ikkagi üks naisisik imestas, et ta et ei oleks üle 40 pakkunud. Oho! Kas see naisisik oli pimedusega löödud? Ei usu, ta oli mu proua Paju juuksur ja väga imestas. Kuule, ta väga lootis ju, et proua Paju jätkaks tema juures juuste lõikamist, et ta pidi mett moka peale määri. Ma ütlen nii palju, et too nüüd mingi vähegi võrreldav validaator lisaks endale nagu juurde ja siis vaidleme edasi seda vaidlust. Mina ise olengi, mis vähegi võrrelda, ma olen absoluutne tõde ju selles küsimuses. Selge, aga tulles vaata, ma olen Jaanile ka, Jaan on veel nagu 75 näiteks, see on näha. Ja sina? Ja ma ütlesin, et 15 aastat noorem, 30, ütleme alla 40, ütleme. Jah. Ühesõnaga, Egert Talleri loo pointist me siis ei räägi. Nii palju tahaks öelda, et... Egert Taller on väga vinge ja kõva hooaja. Ja ma tahaks öelda, et väga hea artikkel oli. Et tahaks kiita ka autor Rasmus Vatterit ja tõesti äge eluline, tore, et Egert Taller selle loo ära rääkis, talle sellisel moel ägedat pilte veel lasi endast juurde teha, et tõesti selline
tasub, ma arvan, mõelda nii noortel vanematel sportlastel kui ka lugejatel, et see spordimehe elu on selline keerukas elu ikkagi mingi nurga alt. Nii, võtame järgmise teema ja istun mina pühapäeval teleri taha, et sel aastal sisuliselt esimest korda vaadata vormel 1 sõit otsast lõpuni läbi kõik, lootuses, et hooaja lõpp kisub põnevaks, MM-tiitel ei ole veel selge. Ilm oli lahe, vihma sadas, ilmselt tuli tuult ja siis käkerdati kõik need ära, kõik minu lootused, järgmised 3 etappi ka põnevat võidukirjutamist näha, mitte midagi teha ei ole. Max Verstappen on ikkagi sõidumees. Lihtsalt õnne oli tal ka palju kõike, aga Lando Norris, kes esimeselt kohalt startis, lõpetas 6. ja põhimõtteliselt tiitli heitlusest langes välja ja Verstappen 17. kohalt sõitis ennast esimeseks ja siis räägiti, palju see oli, kas 12 või mitu aastat tagasi viimati samasuguse trikiga sai hakkama siis Kimi Räikkönen. Et see, kuidas ta sõitis, on ikka täitsa äge. Ja mitte midagi teha ja siis see Lando Norris kõigepealt laseb tal stardis George Russelli endast mööda ja siis jääb sinna taha kinni, mööda ei suuda minna, kuigi kiirust oli rohkem. Ja ütleme, sealt on kohe näha, miks üks on maailmameister, teine ei ole. Ja pean ka tunnistama, et ei ole ausalt öeldes väga jälginud enam. Kogu aeg on tunne, et seal on kõik selge, siis mingi hetk justkui jäi kumama mulle arusaam, et enam ei ole selge, et enam Verstappen ei ole kõige kiirem, tema masin ei ole kõige kiirem ja siis elasin juba teadmises, et toimub suur võimupööre, kuni siin mingit etappide järel selgusid ikka 40-50 punkti vahet ja mingit põnevust nagu ei paista. Jaa, aga praegu oleks see põnevus oleks võimalik olnud tekitada. Kui Lando Norris oleks võitnud ja kuule, teine vend hakkab 17. kohalt sõitma, okei, 6. tuleb, eks sealt oleks punkte jälle kokku tõmmatud ja kõik. Ma olen, muidugi ma olen ka pettunud selle peale, et ma ei pannud selle Verstappeni peale ja ma mõtlesin, et kas panna ta esikolmikusse, et jõuab esikolmikusse 2,75 oli. Ma ei tea isegi, kui palju see võit oli. Aga tegelikult ma pakuks selle pealt, et 10 kandis kindlasti. Jah, oleks sinna pidanud panema, aga näed. Aga selle saatuse lõpetuseks rubriik Nädal Keilas, härra Peep Pahvi Keila, nagu tuleb nüüd öelda, kuigi Jaan ütles tabavalt, Tallinnas on teised, Pahvi Keila, Peebu Keila kuulbed, on siis Eesti-Läti liiga paremuselt teine sats. See on nüüd Jaani küsimus, kas meil on Kalev Cramo kuulbeti finaal ilmselt ees ootamas tänavusel hooajal, aga mida ma oleks tahtnud ise küsimusena võib-olla sõnastada, et mis tunne oli siis seista ikkagi Bambergis enam kui 3000 pealtvaataja ees, tallata treenerina põrandat, kus astunud ka kõik Euroliiga legendid põhimõtteliselt. Äkki Željko Bradović isegi on täpselt selle sama ruutmeetri peal seisnud, juhendanud meeskonda, kus sina seisid seal, tundsid seda aurat? Muidugi tundsid, ma räägin, seal on niimoodi, et külalismeeskonna riietusruum ja selle kõrval on ju treenerite ruum, mis on siuke 10 ruudune siuke tuba. Kindlasti kõik need peatreenerid on samas selles treeneri ruumis ju istunud. Aurat oli tunda sealt või? Aurat oli tunda, jah. Nii on, et selles suhtes oli kõva, aga selle peale ma muidugi selle hetke seal ei mõelnud, aga ma tahan veel kord ütelda, et see oli nagu sellest nagu äge tegelikult, et esiteks Eesti klubi korvpallis ei olegi võimalik sellise publiku ees mängida, kui sa just ei mängi, ma ei tea, Kalev Cramoga mingit imemängu Saku Suurhallis või seal Tondil, vaid see Tondiraba, jah. Et mujal nagu sükest kogemust ei saa ja see, kus see mängukorraldus ja üldse kogu see asi oli nagu tehtud, ütleme see mängu algus, ma olen näinud nagu Salgerise mängu alguse ja ma ütlen, et ega see oli ikka päris vinge, ütleme, ta oli siuke Euroliiga tase ikkagi tegelikult, et see seal mingid filmid jooksid ja seal oli osadel meestel ikkagi põlve natuke värisema ka, kui nad nii uhket asja nägid ja see ka, et ikkagi ütleme mingist väikest Keila, täiesti tundmatut Keila satsi tuli 3300 inimest vaatama ka nagu vinge minu arust, et kui ma seal käisin
tund oli umbes mänguni jäänud või natuke vähem võib-olla. Ja mul olid kõik ettevalmistused tehtud ja siis mehed tegid soojas, käisin korra saalis, et kui soojendus käis juba, siis olid juba, nägin, et inimesed olid osad juba kohal ja aegsti paigas ja selles suhtes oli ikkagi äge, et siin ma ütlen, et siin võivad õiendada ja seletada igasugused, aga kokkuvõttes tervitan Kalev Kruusi ka, kes räägib siin, et see on mingid ego-tripid ja mingid asjad, et kelle jaoks see tehakse. Ikka nende mängijate jaoks tehaksegi, et neil oleks ka nagu äge siia tulla, esiteks tulla siia klubisse, et kuidas me oleme saanud suht hea hinnaga mingid okeid mehed, eks ole, seepärast meil on see väljund ka ja omad vennad ka, et saaksid seal areneda ja treeneritena ka, loomulikult on see nagu äge ja arendav, et nii ongi. Ja räägime selle Eesti Läti liigas neljast järjestikusest võidust. Ma tahtsin korra selle teema lõpetuseks lihtsalt öelda, et eks see on nagu õpetlik lugu, ma arvan, mingis mõttes ühe teise Eesti klubi, ehk siis TalTechi jaoks, kelle loobumine sellises eelmisel sügisel, oli nii? Parandu, kui ma eksin, oli ju see, mis avas selle akna, mille sa siis üles korjasid maast ja nagu nüüd näha, siis ei ole nii lihtne TalTechil nagu tagasi rolida selle rongi peale, võib-olla täna tahaks ja saaks juba, aga tahtsidki teada, aga ei saanud selle hooaja eel ja see on loomulikult, see on ju tegelikult räme kulu ja see on õudne higistamine tegelikult, et seda kaasa teha, aga mina arvan, et see on seda väärt ja kui me räägime, Jaan tahtis see 4-4, ma ütlesin seal peale seda Ogre võitu ka, et kui sa oled seal siukse võistkonna vastu nagu mänginud ja seda sellist kaitset ja kogu seda melu ees mängimist nagu tundnud, siis ma ütlen tõesti, et selle Ogre vastu selles suhtes oli küll mitte midagi nagu Ogret maha tehes, aga Ogre vastu oli natuke kergem mängida, et sellist füüsilist kaitset nad ei pannud ja see, kes ütleb, et Bamberg pole see Bamberg, mis vanasti okei ei ole, aga paar päeva peale meie mängu nad panid Albale ka, Euroliiga satsile Albale ka 5-ga vist ära, nii et päris naljasats nüüd ka ei ole. Aga ei, mis ma sellest 4 võidust tahtsin rääkida, me siin Peebu tagant tulime siia stuudiost sisse ja mitte midagi, vend pidi õlad ette keerama, sest õlad olid nii laiad, et jäid sinna ukse taha kinni, eks pööras. Ja see ei ole, et ta on kaalust juurde võtnud, ärge valesti aru saage, et kes ei vaata meid pildis, vaid kuulavad lihtsalt, et see ei olnud sellest, et see lihtsalt see aura ongi teissugune, et tulevad need härra tiitlid ja kuidagi kerkivad need künarnukid siit. No ma ei tea, see nagu juhtub lihtsalt. No nagu arbuusid oleks. Ja nüüd värske uudis ka veel on ju see eilne uudis sellest, kuidas uue aasta algul on tulemas ju Keilasse selline Euroliiga, ütleme legend ikkagi, Hispaania korvpallilegend nagu Roger Grimau veel, kellest saab siis, mis ta oli, Bukaresti Dinamo peatreener või sai. Et siin on nagu kiirtee praegu ikkagi nagu suurte sekka, ütleme niimoodi, kuhu Peep on sattunud. Ei liiga pealik saatis mulle juba hommikul ka sõnumi, et ma olin tegelikult juba eile näinud seda uudist, aga liiga pealik saatis hommikul sõnumi, et kuule vaata, mis sul sinna tuleb. Mees, kes eelmisel hooajal juhendas Barcelona sats. Jah. Milles küsimus? Kehvalt juhendas, kui kinga sai. Ei ta kinga otseselt ei saanud. Selles mõttes sai, et ei jätkatud. Ei jätkatud, jah. Nii on. Patser järelikult. Nii, aga laseme kõlli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja, mängijatelt mängijatele. Mina eriline mängumees ei ole ausalt öeldes. Sa ei pandki meie peale Ogre vastu või? Ei pannud, mul on siin hoopis, ma käisin mingeid muid radu, ühesõnaga frustratsioon on juba kuskil mingisugusel, ma ei tea, mis tasemel, muudkui jätkan oma selle, ikkagi jäin oma selle hoopis, valisin ikkagi selle liini, kuidas panna asjade vastu, mida ma ei taha, et juhtuks, on ju, siis võid ise karvata, kuhu läks eelmise nädala keskpaigas teatud panus vett vedama Heiko Rannule ja kompanii, aga okei, hea meel, vähemalt on edasipääs peaaegu kindel, loodetavasti mingit ootamatust ei tule siin Bulgaaria klubi vastu.
Ja nüüd ma lihtsalt läksin nagu selles samas strateegiaga põhimõtteliselt veel vabank. Ehk siis mu arvel on peaaegu tühi. Ongi nii. Peaaegu kõik. Juba tegid vabank. Peaaegu suurem osa sellest on pandud, on lahtine ennustus. Võimalik, et see selgub homme. See ei puuduta sporti, kes ilmselt saavad kõik aru, millest jutt on, kui veel jutt käib asjast, mida ma kindlasti ei taha, et juhtuks, nii et vaatame. Midagigi head. Mis see mõelg oli seal siis? Mingi 1,7. Aga mis selle teise... 2,2 või kuskil seal, ma ei tea, ma võib-olla muutunud ka veel. 1,7 seal mõtled panna vabank võidab panna siis, kui kohe 10 umbes. No siis ma saan nii-öelda nulli tagasi, kui see pihta läheb ja kui ei lähe, no siis on jäänud veel mingi 50 € ja selle ma panen kuskile päris vabank, nii et võtan mingi laskesuusa MK-etapi näiteks, sealt leiab neid 10+ koefitsiendiga tüüpe küll, kellele siis kaasa elada. Jaa, aga ega mulgi hästi läinud, et 10 € kadus arvelt nagu niuhti ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma olen nüüd veidi tagasihoidlikum, et selle pärast, et siis see, kellele me annetame, et see mingisuguse papi saaks. Vähemalt mingi mõistliku. Et ma ise mõtlesin, et 450 € võiks olla okei summa, et ma ei hakka lolli lihtsalt mängima praegusel hetkel. Mina siin muidugi saate ajal jõudsin teha kõigepealt ühe duubelpanuse, läks vett vedama ja siis läksin nagu olukorda päästma ja läks ka see vett vedama, nii et... Kõik vastutustundetu mängurluse nagu õpiku näited on siin esindatud. Aga selleks... See meie funktsioon ongi. See meie funktsioon ongi ja... Vaata, palju sul on 50, mul on 242 alles. Ei no enne seda panust oli 210 vist. No see nagu väheneb, ma ei tea. No mis värk sellega on, ei tea. Kuule, aga muide, see Trumpi valimine, see võib ju selguda alles, ma ei tea, antakse asjad kohtusse. See võib selguda homme, aga võib-olla selgub, ma ei tea, mis aja pärast. Võib-olla läheb... Mis ennustus on siis? Mis tegelik ennustus on? No keegi ei tea, on tegelik ennustus. Pole mingit ennustust võimalik teha. Mis sa ennustad, mis keegi ei tea? Sihukest vastu pole olemas. Ei no ma sisemuses arvan, et ta võidabki. Ei no jaa, aga seal oli minu meelest on jube jaa, kelletki tuli kuskil, kas kirjutas kommentaar vist oli see, et vaata me kõik räägime praegu, kui saab see, kui saab teine presidendiks, kõik nii. Ja seal oligi, ütlesid, et mida me tõmbleme. Me peame kohanema kas ühega või teisega. Meil kui väike riigil, meil on midagi aukuda siin. Et ei ole mõtet siin nii-öelda tõmmelda, et kumb on meile kasulikum. Mõlemad peavad kasulikud olema. Nii. Ja ei no ütleme, lisaks on see, et ega me lõppkokkuvõttes ei tea mitte keegi veel, mis mõjused siis nagu ühe või teise võidu puhul on. Selge, et kõige hullem oleks see, kui seal mingiks mässuks läheb seal, sest see, mis karm osa on ikkagi see, et see vihkamise tase, mis seal USA ühiskonnas omavahel inimestel on, see on nagu midagi täiesti võrreldamatut meiega siin, isegi tippaegadega, kui me siin, ütleme seal, ma ei tea, vaktsineerimise, ekrenduse ja kogu sellel pinnal ka omavahel tülis olime. Nii, aga läheme kirjade juurde, kell on palju ja siin üks inimene saate ajal kirjutanud, et see Pahv peaks omale prillid ette panema, et ta näeb välja 60-aastasena. Ei nõustu selle kodaniku arvamusega. Ja sul on juba prillid ees. Ja mul on prillid ees ka, nii et ma näen väga, väga hästi. Aga edasi minnes teadlane Priidik. Oota, meil on saatejal on tulnud kusjuures üks lipp veel, Kuklux Klaani lipuversioon, mis äkki siis on... Oli see täpselt sarnane või? No, mina ei tea, on ka ring, aga kus siis nagu, siis ei tohigi kasutada nagu ringi ja risti koos või kuidas see... No, ja see ei ole ring ka ju väga või ma ei tea. No ei tea, ootame päris semiootikute ikkagi sellist sissevaadet sellesse. Alla Mihhail Lotmani ei kvalifitseeru. Nii. Aga läheme kirjade juurde edasi ja teadlane Priidik, meie vana kirjasaatja on taas nii-öelda sule haaranud ja kirjutanud, et on olnud palju juttu sellest, et osad alad võivad Eestis seoses kliimamuutumisega sootuks kaduda, nagu näiteks suusatamine. Kuid kas saatejuhtide arvates on mõni ala, mis võiks tänu samale protsessile liikuda hoopis kõrgemale tasemele? Kas selleks võiks vähemalt teoreetiliselt olla ujumine, kui nii-öelda sooja veeperiood Eestis pikeneb ja tänu sellele ujutakse lapsepõlves rohkem?
ei no, mis ma ise arvasin, on näiteks no kõik need suvealad, näiteks võta see sama kergejõustik, jumalast lahe oleks, kui me saaksime kergejõustiku hooaega siin samas Eestis alustada varem ja me ei peaks nii kiiresti sisehallidesse minema, kust teatavasti see nii-öelda tartaan. Jaan, ole. Sellele on ikka pikk. Maga nüüd kaineks, ega siis kliima soojenema niimoodi ka ei käi, et see aasta näiteks algab suvi 1. juuni, siis aasta pärast hakkab 1. mai ja siis veel 2 aasta pärast 1. aprill, no ei ole niimoodi. Ega see lumi ka ära ei ka. Jaan, mis kergejõustiku hooaega? Pole ju kergejõustiklasi, kes siin võistlevad, sa tead väga hästi, milline Eesti kodune kergejõustiku hooaeg on. Hooaja alguses on paar võistlust, siis üritavad osad täita neid tiitlivõistluse norme ja siis estikad ja siis on kõik läbi. Nii ongi. Et see nagu ei päde küll, aga näiteks ma ei tea, miks ka mitte mingi päris golf või mingi sükke asi näiteks, kui ilmad lähevad pikemalt soemaks, mis muru püsib siin parem ja kauem. No murust rääkides jalgpallimuru peaks ka uues paremini kestma. Saab nagu kauem mängida nagu päris väljakutel. Oleks ka, kas see nüüd totaalselt taseme tõusu meile nagu tagab, seda ma ei oska küll ütelda. Ujumise kohta ma arvan, et see teooria väga ei päde, et see, et lapsepõlves rohkem ujutakse, ütleme, päris ujujad alustavadki päris trenne ikkagi päris väikstena juba ja seda tehakse ikka mujal. No vaadata, avave ujumine nüüd kedagi väga huvitab. Et seda ma väga ei usu. Aga siin on Priidikul on teine küsimus ka ja teine küsimus, kas härra Martinsoni pensionile mineku otsesaade on planeeritud vabas vormis. See tähendab otse eetris manustatakse ka head paremat, sulgudes siis vaata ka Juure ja Kivireha Eurovisiooni kommenteeritud ülekannet. Et kui jah, siis kas on plaanis ka välja kuulutada kuulajaskonna poolt saadetavate oma tehtud produktide degusteerimine? Miks ka mitte, tähendab produktid, eriti vedelal kujul saadetud produktid ja sinna juurde ütleme spetsiifilised Sakusmendi ütleme tingimusi täitvad produktid on igal juhul teretulnud. Ja, aga seal siis tuleks ikkagi panna, tähendab teatud asjad ette anda, et poeprodukte mitte poeprodukte. Et seal on seda nagu moonshine'i, undialavett, Hansat vist ei hakka pruukima. Läheb pikale, ma saan aru, et see ühe õhtuga ei piirdusüritus. See otse saade. Ei, või siis äkki me teekski, ütleme, Jaani pension 24 tundi järjest saadet nagu. See oleks nagu efektne või? Ei, vaata Tarmo. Külalistega. Kutsume veel, ütleme, külla, ütleme, erinevaid inimesi, kes on olnud, ütleme, siis läbi Jaani karjääri veel siis nagu tähtsas kohas Eesti spordiloos ka, et Siim Suklased saame läbi kutsuda ja ütleme, teeme ikka suurema ürituse ja Šmigun saab ära rääkida ikkagi kõik, kuidas päriselt asjad olid. Ja ütleme, tuleb selline pihtimisüritus ka. Ja siis ma oled žurnalistid siin, ma ei tea, Ants Põldoja näiteks ja kõik sellised mehed, Unnar ja ei, ma tahtsin Tarmole lihtsalt öelda, et sa räägid, eks, et pidu tuleb pikk. Ei pruugi, pigem vastupidi. Ma mäletan, kui ma olin Saaremaal Kaali järve ümbruses arheoloogilistel väljakaevamistel, olin seal transportööl, tassin liiva ja värki-särki, saime kohalikega tuttavaks ja mikski pärast juhtus niimoodi, et iga kord, kui neil see laar koduõlut valmis sai, siis ma olin, kas meil olid vihmapäevad, me olime kuskil ära või midagi niimoodi. Ja siis see vend ütles, pagan, sa pead ikka seda õiget Saare koduõlut saama. Ja meil oli lõpupidu, kõik sügisel juba, enne kooli seal augusti lõpp. Nii, ja siis vend läks ja tõi siis 2-liitrise mannergu kuskilt koduõlut, see on õige õlu. Hakkasin siis hüüpama ja viole ja magus ja niisugune tummine ja oleks ka lusikaga võinud või kahvliga võtad seda kõik, et õudselt hea õlu oli, eks. Umbes niisugune, mitte just poole tunniga, kui tunni jooksul ma jõin kõik selle, ei, see on sulle, et sina jooks. Tunniga jõin siis selle 2 liitrit ära ja rohkem ma ei mäleta. See on nagu pool, mis on see kõige kindlam pikat, ütleme, mis üldse maailmas leidub. See on ka selline mõnus maitsev asi, aga siis ühel hetkel ei mäleta. Ja kusjuures ta oligi just niimoodi, et meil oli lõpupidu, kõik olid igasugused muud ka joogid, kõik, et nüüd paneme kõva praasniku ja meil olid seapraed ja kõik asjad, et nüüd paneme praasniku. Ja ma olin siis, lihtsalt kukkusin ära ja panni mind magama ja siis hommiku ärkasin ja... See on, Jaan, sinu puhul tavaline. Aga võtame kiiresti ja lõppu veel Tammi
ka teise legendaarse kirjasaatja küsimused, kirjad alati väga pikad ja ma võtan siit lihtsalt nagu kokku ja siis loen selle küsimuse kätte. Jutt käib siis nendest ka kõigest sportlas toetuste jagamistest ja sellest, kuidas sa, Jaan, siin rääkisid eelmises saates, kus Maicel Uibo sai väga napilt toetuse, kui ta võitis 7 võistluses tiitlivõistluse medali. Ja küsimus on siis selline, et jutt hakkab niimoodi pihta, et see võib olla mingites ringkondades väga populaarne jutt, et ärme vaata nii täpselt tulemusi toetuse määramisel, eriti kui mingi rahva seas populaarne sportlane jääb toetusest ilma, sest ei saanud piisavalt head kohta. Ja siit nüüd tuleb küsimus, aga kui vaadata, millised kemplused toimuvad alaliitudes, siis kas ei ole mitte ainult võimalik lahendus tippspordi raha jagamisele see, et vaadatakse eriti täpselt kohti, näiteks 4. koht saab raha, aga 5. koht ei saa. Et selline paindlik komisjoni otsustamine on tegelikult utoopia. No tegelikult oli see, mõned veel toetused on määratud, kas ei olnud mitte Niina Petrõõkinale, kes pidi MM-il 8 hulgas olema, oli ju 9 või on määratud. Aga seal on tõesti komakohaga, kui jääb välja. Toobki välja, et kas ei peaks olema väga selge, et joon on siin, koht on siin ja joon on siin. Peep, ma olen täiesti ega ei ole nii, et kui Kossus kaotad punniga, et siis sa ka nagu võitsid, et ei ole niimoodi. Peep, ma olen täiesti sinuga nõus, kui see toetus oleks premeerimine, siis täiesti nõus. Aga... Ei, ega ma olen sinuga nõus seda, et peab olema paindlikum. Ja, et seda ma just ütlen, kui see on premeerimine, see on jah, ja selles mõttes meil on ju need medalitoetused, said pronksi, saad nii palju, jääd 4., siis seda nii-öelda medalipreemiat ei saa, aga kui see toetus on investeering järgmisse medalisse, mis ta peaks olema, kuna seda makstakse 2 aastat ja lootuses, et sa muutud veel paremaks, võidad taaskord medali, siis tuleb olla paindlik. Ehk minu arust on nii, et kriteeriumid on selleks, et neid täites saad igal juhul toetust. Jah. Aga siis on need eri case'id, mida saab alati arutada ja see ongi kõige mõistlikum. Aga Tammil on kirjal ka nagu teine pool ja teine küsimus, et veel ta läheb see Maicel Uibo temaga edasi ja küsimus ongi selles, et kas selline Maicel Uibo juhtum ei ole mitte alaliidu asi. Et mille jaoks on siis alaliit, mille jaoks klubid, et alaliit oleks pidanud kohe aitama Uibo seni, kuni ta saab uuesti toetuse peale. Et selle jaoks alaliit ju ongi. Et Jaan räägib investeeringust medalitesse ja kuidas läks siis Uibol Pariisi ja Tokyo olümpiamängudel. Et järelikult oli vale otsus, ei olnud investeering medalitesse. Ei tulnud ju sealt kummagist kohast Uibole medalit. No põhimõtteliselt nii ongi. Aga aru saama, et siin ei vigastused mängivad ka spordis suurt rolli, et ega sa investeerides medalitesse ei saa seda ju alati garanteerida, et see medal ka tuleb. Aga sellega ma nõus, ma olen just täna saate ajal ka ütlesin, et see alaliitude roll on nagu liiga, nad on võtnud liiga mugava rolli tihti peale, et noh, me tegelikult saame oma toetuste piires ja kõik nii ongi, et tegelikult nii päris ei saa. Jaa, aga seal ongi, kui me räägime, et kergejõustikuliit, ta saab väga suurt toetust riigilt ja kõik, et see on tõesti üks asi, eks, et aga... Kergejõustikuliit siiski, tal on ikka ka sponsorite toetus erinevalt mõnedest teistest spordialadest. Ja neil on seda võib-olla võimalust maksta, sest alaliidun on ikka tegelikult kehvalt rahastatud küll, eks. Aga ma jällegi toon selle sama näite, selle liidu puhul, kui neil on niivõrd palju häid vehkleid, keda tegelikult oleks vaja toetada, siis ei suuda mitte ükski alaliit, selge, vehklemisliit võiks 100 000, 200 000, 300 000 eurot leida sponsorite raha, aga see, et toetada 6 maailma tasemel tippvehkled, väiksel alaliidul pole kindlasti seda raha. Nii ja veel lõpetuseks, ma toon nüüd, Marek kirjutas meil selle saate peale, et infoks Mr. Pajule, ma ei tea, mis asja, Mr. kõlab nagu... Isegi Tallinnas kehtib. Et jutkeb siis sellest bürovärgist, et see Flora büro teevad ka büro ning iga kodumäng või suures mängus, eriti Levadia vastu, toimub see 13. mänguminutil, hetkel jään küll võlgu, mis selle traditsiooni alguseks oli ja 13 mänguminut on kindel büro, mis ka alati kooskõlastatud korraldusega ja vahest lihtsalt ilmaga ei vea, et hooaja alguses näiteks oli üks mäng, mis jäeti seisma umbes 5 minutiks, kuna tuul oli valest suunast. Et minu meelest on see väga hea traditsioon, kirjutab Marek ja ma olen Marekiga 100% nõus, kõik sellised asjad ongi head ja lahedad. Ja, kuule. Tarmo-sugune
ütleme kuivanud kuivik ei mõista seda muidugi. Ei mõista, nagu saab. ei. Jah, vaat. Aga nüüd lõpetame saate ära. Lõpetame saate ära ja kuulake meid järgmine kord. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.